Kaver 3, Ameerika jalgpalli podcast. Tere tulemast kuulama Kaver 3 Ameerika jalgpalli podcasti. Minu nimi on Kallaste ja minuga on siin Ülar. Tšau! Ja nii see draft möödas ongi, see pikk ootus nüüd. Sõltub mida lugeda, et nagu kas sa ootad, kui su tiim tuleb mingisse training campi või sa ootad week 1 või sa ootad mingit week 1 pühapäeva, ühesõnaga. Päris pikka aega on oodata vaja, aga ega see ei tähenda, et meie podcast siin lõpetab Kaver 3. Meie leiame ikka midagi, mida arutada ja hoida silma peal siin oma meestel ja kaugemal ja lähemal ka. Ülar, ma ei tea, kuidas sul see drafti jälgimine möödus, vist üles ei järganud vist, et vaadata, nii? Ei, ma vaatasin tervet läbi, jah. Ma ei tea, ma läksin, mulle lõpuks jäin magama äkki enne Malaka ja Lemoni pikki. Okay. Just seda jäin magama, ma nägin veel, ma läksin, üritasin magama jääda, aga siis ma veel scrollisin ja siis ma vist nägin 19. oli Panthersi Freeling, on ju. Ma tegin silmad lahti mingi umbes sel ajal ja siis mõte oli küll, et ma tulen teleka taha ja siis ma võtsin mobla lahti, vaatasin, et okei, Vega Joane ja siis mõtlesin, mis ma saan sellest, kui ma mingi Pittsburghi valikuid vaatan. Jaa, tõsi, Pittsburgh sai kenesti ära lüpstada, ei, seda tegelikult oleks võinud isegi vaadata, kui oleks teadnud laivis. Aga kui Pittsburgh lüpsab siin oma vana quarterbacki ka, neil on huvitav aeg praegu. Jah, sellest võib-olla mainime korra, et see on asi, millest mina polnud kuulnud näiteks varem. Siuke leping on võimalik teha. See on huvitav. Aga jah, enne kui siis selle suure NFL-i värgi juurde jõuame, siis käime korra läbi see, et minge kaver3.ee, saate merchi ja kõik infot, mis meil on. Suvepäevade kuupäev on ka paigas, asukoha saame ka ilmselt varsti välja kuulutada. Aga see on Eestis? Mandril? Ja, kuskil, võimalikult keskel on plaan. Võimalikult keskel just, see ongi plaan, et ei peaks kuskile Otepääle või kuskile kaugele sõitma. Mis me see kuupäevaks panime, 25 või? Ma mõtlesin ka just, et juuli 25. 25 juuli peab olema, jah? Jah, sest sul oli see, jah, just. Jop. Et ühesõnaga 25 juuli ja eks me anname kohe märku, kui asukoht paika saab, aga Pavel lubas šašlõkki juba tuua, nii et pange kalendrisse kirja. Ja mitte vähe ja Pavlil on vaja kaotada ka üks cornhole'i mäng lõpuks ta 2 aastat järjest võitnud, on ju. Aga meil on see trofee ka ju kuskil ju. Ta peab trofee kaasa võtma. Kui eelmine aasta peaks weather delay'd on, siis ma oleks võitnud selle mängu, ma arvan, jumal kindel. Jah, tõsi. Järgmine päev sain lihtsalt tuppana, ma juhtisin mängu. Okay. See oli eelmine aasta. Ravensi fänn ikka meenutab. Aga hetki enne katastroofi. Aga jah, Eestis siis nii palju, et alustame siis võib-olla see, et me lähme flagi tiimiga, lähme juba laupäeval. Ehk siis 2. mai lähme Helsingisse. Siuke miniturniir legendaarsel velodroomil, kus peamine eesmärk on muidugi tutvuda lihtsalt nende soomlastega, et tõenäoliselt see aasta mitte, aga ma isiklikult usun, et me järgmine aasta mängime Soome meistrivõistlustel. Või vähemalt eesmärk on selline, et saame lihtsalt nagu sommidega tuttavaks. Palju nüüd on, et seal mängivad see aasta, on ju? Meil on 4 satsi ainult seal turniiril, aga ma tahangi nüüd uurida, et mis see struktuur on, sest ma sain aru, et seal ikkagi nagu peaks päris korralik turna olema, et naised ja mehed nagu samal ajal siis. Aga ainult Soomlased või? Tundub nii, et jah, kui ei, kuskilt mujalt ei ole, ma ei tea isegi, kui kaugelt ja niimoodi, aga eks ma annan teada järgmine nädal või 2 nädala pärast, mida iganes me teeme. Ja siis 23. mai loomulikult Tartus, siis Balti liiga hooaeg algab Tartu Titansi jaoks Riia Persi vastu, et minge siis Holm Parki kohale. Ma ei tea isegi, kas ülekannet, ma tean, et nad kommentaatorid otsisid, aga kuna me flagiga oleme samal ajal Kopenhaagenis, siis eks me anname teada, mis seal toimub. Jah, seda igal pool me saame, kui tuleb, siis me saame seda igal pool postitada, pluss veel Tartu Titans enda sotsiaalmeedias leiab kindlasti üles selle, et see, aga teine asi on ka võite kohale minna ka, et kui vähegi see laupäev ju, või on või? Laupäev on see, jah. Laupäev ka, nagu Tartusse pole väga palju sõiti ka, Saaremaalt võib-olla on, aga iga pool mujalt ei ole kõige hullem, on ju. Et koha peal on huvitavad asju ka tulemas, kuna Ott näitab meile ka vahetavad, mis nad plaanivad selle koha peal, et peaks päris fun olema ja announcerid ja Holmi park on ju väga hea staadion ka vaata, istekohtad. Hästi lahe areen on minu arust nagu just Ameerika jalka jaoks, et kuidagi, või see Velko ja see Holm üldse on kuidagi siuke lahe õhkkond on seal, et eelmine aasta ka rahvast oli nagu päris palju. Et MC, Juhan vist on MC või, kui ma ei eksi. On Juhan, minu arust oli, et seal läheb Albert Jotšik coachib ise, on ju. Ja ongi, Albert võiks väljakul olema kurat. Ja, võiks küll. Aga ja siis, kui te tea, mis see täpselt on või kuidas Ameerika jalgpalli vaadata, siis mitte minna meie YouTube'i kontol leida ka siis otsilis või pane YouTube'i lihtsalt, kuidas vaadata Ameerika jalgpalli, sa leiad selle video üles, kus me siis seletame Ameerika jalgpalli lahti ka, et kui sa tahad minna oma ema, isa
lastega, kes iganes, kes ei saa sellest mängust aru, siis sa võid neile selle enne ära ette sööta, siis nad teavad, mida vaadata. Just nii, et see video oli siuke pikk aeg teha, pikk kaunike, aga tegelikult kui nüüd ise öelda, siis ma arvan, et see tuli päris hea välja lõpuks. Jaa, päris okei, ei saa kurta. Et lindistasime siin samas mu selja taga diivani peal. Siin mingi, mis oli, see oli enne Super Bowl, mingi pärast jõuda natukene. Vist uuel aasta vist jah, vist oli kus Jaarega kuulda midagi sellist jah. Jop. Et siuke stuudiosess meil oli. Aga jah, et siis Ott Eeriku ja sinu osa tuleb järgmine nädal. Räägime siis Euroopa jalkast ja praegu just õnneks nüüd on ILF ja, no mitte ILF-i paneme, IFA ja AFLA ja need 2 liigat, seda nüüd announcing peaaegu kõik asjad välja ka, et aga Oti mängudest me ei tea veel, kus vaadata saab, aga järgmiseks nädalaks see suht peaks olema väljas, sest nad ei saa jätta enam hilisema peale, sest nad alustavad ju 2 nädala pärast alustavad hooaega juba. Sa pead subscription'it müüma, et seal on. Jah, tegelikult nad alustavad isegi 3 tegelikult vist, sest see IFA alustab nad 2 nädala pärast. Okei, jah. Ja IFA kusjuures lükkas, me räägime täpsemalt sellest järgmine episood Otiga kõik, mis siin juhtunud ja kõikidest telgitagustes ka, aga nad lükkasid YouTube'ist tasuta näitavad muideks, mis on, aga jällegi Ott Eerika vales fucking liigas. Vales konverentsis korralt. Ja, et see on kõige mugavam ausalt öeldes, et see on väga positiivne. Aga jah, minge kuulake järgi ka, et Ülar tegi siin juttu Karl Petersoniga ja Ott Eerikuga ka, et jah, hoiame siin silma peal, maikuu on meil tihe Eestis ja eestlased Euroopas ka ja siis üle suve Ülar ja Ott Eerik kannavad siis Euroopat ette ja vaatame, kui palju me Petersonit kuuleme, aga loodetavasti saame teda ka vahepeal. Enne hooaega leppisime kokku iga poole aasta tagant, et see rutiin olnud, siis saame rääkida. Väike check-in, kus läheb, mis toimub. 2 tundi hiljem, siis on nagu kurat läks ikka kiiresti. Ja täpselt, tegelikult ei ole midagi juhtunud, ja sa räägid 2 tundi. Ja täpselt seda ma rääkisin Petersoniga ka ja täpselt sama, see oli sama ja fun. See on alati niimoodi. Aga jah, täna siis ega meil väga muud ei olegi kui NFL-i draft ja see võib-olla see kõige säravam aeg NFL-i off-seasonis on nüüd eelmise nädalaga möödas, aga see, ma ei tea, mitmes laine seda free agentsit on, mingi 4. laine free agentsit, et see veel tuleb. Palju veterane on saadaval ja eks mingeid liigutusi veel, aga jah, see suur draft, oodatud draft on siis möödas. Aga enne, kui me sinna jõuame, tegelikult paar uudist oleks vaja läbi käia, et ma ei teagi, millest isegi alustada siin paar retirement'i, võib-olla Donovan Smith, kes blokkis siis Patrick Mahomes'i ja Tom Brady liinis, võitis mõlemaga ju ka Super Bowli, eks ju, ja Justin Simmons, Denver Broncos pikaaegne ja väga hea safety, kes kunagi võib-olla ei saanud seda haipi, aga noh, oli absoluutselt ja minu arust mitte keegi pole rohkem interception'id Patrick Mahomes'i vastu saanud kui tema, et üks lahedamaid mängida NFL-is. Ja üks lahe mängija veel, Texansi linebacker ja Azeez Al-Shaair sai päris korraliku extensioni, 3 aastat 54 milkut. Ma ei tea, mis see guaranteed raha isegi seal on, aga see on 3. kõige suurem linebackeri contract ja arvestades, et Devin Lloyd sai see off-season 3 aastat 45, siis vabalt turul. Jah, et Al-Shaairi poolt ikka väga või agendi poolt või kelle iganes poolt, see on ikka hea lüke, noh. Texansi kaitse on, mis ta on see aasta. Ega see halvemaks ei läinud peale drafti on ja me räägime sellest kohe varsti natuke veel, aga vaata Al-Shaairi võib-olla efekt iseenesest nagu mängijana võib-olla ei ole nii suur, kui on selle liidrina ja selles rollis, mis attitude'i ta toob sinna sisse, sest jah, ta on üks nendest mängidest, kui ta on meeskonnas, sa armastad teda, kui ta vastas meeskonnas, sa vihkad teda. See mängib, neid late hitte mäletad siin 2 aastat tagasi, vist ta ju jäi play-off'ist vist lõpuks välja, nende suspensioniga. Tema pani ju Trevor Lawrence'ile selle jõhtra litaka ja kellelegi pani veel mingid late hitte, jah. Jah, et nagu, kas see ilmtingimata on nagu must 5 mängimiseks võib-olla mitte, aga see on niisugune, kes mängib nagu vile täiesti viimase hetkeni nagu. Vile veel kõlab, vibreerib su kõrvas, kui Al-Shaair Vile on juba lõpetatud puhulime, aga Kaja veel tuleb vaata kuskilt, et siis on okei. Teisel pool staadionit veel kõlab natuke, nüüd piiram on kas valgus või heli, aga Al-Shaair jah, nagu sa ütlesid, ta on siuke, eriti just Demeco Ryansi jaoks vaata, et ka, et sa oled San Franciscost tulnud, et koos selline kultuuri ja siuke kuri liider, et jah, Texansi kaitse üsna lihtne on prediktida, et see on NFL-i parim kaitse järgmine aasta. Demeco Ryans ise polnud ka nii puhas poiss ausades linebackerina. Ta mängib sama meeskonnast Demeco Ryansi rolli põhimõtteliselt ju. Demeco Ryans on ta peatreener nüüd on ju. Ta ongi nagu Demeco pikendus seal väljaku peal, selles mõttes lahe mängib.
et see kuidas Texans ehitanud on lahe, et noh, selles mõttes suur leping, ainult Fred Warner ja Roquan Smith saavad rohkem raha, aga noh, selles mõttes lühike aken ka, et noh, eks need peavad CJ Stroudi raha peale mõtlema hakkama varsti. Ma vaatan korra, kas tal on garantiid ka siin kirjas või? 45 milli garanteeritud. No see ongi 3-aastane leping, jah? Kurat, päris hea, nagu see on väga hea leping, eriti veel arvestades sellega, et nagu ma räägin, Devin Lloyd oli ju mingi All-Pro eelmine aasta ja ta sai... Ja, aga see on haige, see on jumala tark leping mõlemale poolele, aga meeskond mulle lihtsalt meeldib see suletud ustetagune jama ka. See aasta on cap hit 15 milli, järgmised 3 aastat on 3, 3 ja 1. Oi, kaval. Ja siis front loaded vaata praeguseks, enne kui CJ-le peab maksma, kui sa järgmine või ülejärgmine aasta pead CJ-le maksma ja see raha saadaval, jah? Devin Lloyd sai Carolinalt 3 aastat 42 ja millest 25 on garanteeritud. Nii et 2 korda rohkem garanteeritud raha ju. Päris korralik leping, päris hästi tehtud. Vaata, see ongi nagu, sa räägid nagu meeskonna ehitust, me räägime jälle sellest Uru August on ju, aga meeskonna ehituse koha pealt ka vaata, kui sa teed siukseid lepinguid ja nad just andsid ju Will Andersonile roppu raha vaata. Ma vaatan Will Andersoni lepingu struktuuriga üle nüüd, sest ma arvan, et see on ka frontload millegi pärast on ju. Aga see ju näitab ka kõigile teistele mängijatele see meeskonnas, et kui sa töötad sa tuled meie kultuuri sisse, sa teed meid paremaks nagu meeskonnana, siis me anname sulle raha ka vaata, et me ei karda sulle maksta nagu mingi Jerry Jones või keegi siuksed on ju. et nagu see on nagu isegi vabagendi turult sa tuled suurema meelega pigem sinna meeskonda vaata, kus sa tead, et sul on nagu business nagu, kui sa teed oma töö ära, sa saad selle eest õiglase raha ka on ju. Et see on nagu räigelt väärtuslik. Mängijad ilmselgelt ju räägivad oma vahel, et kui mingi Houston teeb pakkumise kirjutad kellelegi, keda sa tead ja siis ongi, et nad hoolitsevad su eest, et noh, kui sa juba Jerry Jonesi siit mängu tõid, siis noh, George Pickens andis siis allkirja oma franchise tagile $27.3 miljonit otse rahakotti, aga George ilmselgelt tahaks ilmselt $100 miljonit, aga Jerry Jones ilmselt annab, aga mitte veel. ootab järgmise aastani. Vähemalt aasta, kui mitte isegi 2 tegelikult. Tegelikult topiks teised häägi ka veel peale, mis on mingi 35 milkut. Ja, mis on ikka ju, sest et ju, mis on 40 plus miljon nüüd see ju, Jackson Smith, Nick Chikpa sai 42 või mis see oli, on ju? Jah, vist oli, jah. Ehk siis see on nagu top of the market, on ju, 42 ja George Pickens mängib 27, on ju. Muidugi see on 27,3 miljonit, see on garanteeritud. Ükskõik, mis soga juhtub, see on fully garanteeritud, et sa ei pea sellepärast midagi kartma ja pluss veel, kui sa järgmine aasta uuesti tagi alla, mis ütleme, Kallast ütles 35 milli, ütleme kirvega, on ju. See on ka garanteeritud, ehk sa saad tegelikult 2 aastat 50 milli kätte, üle 50 milli kätte, mis on tegelikult päris hea raha, aga lihtsalt see average, vaata, on madal ja ma arvan, nagu Tallase poole pealt sa pigem annad 2 franchise tagi ja siis vaatame edasi. Ja ma just mõtlengi, et noh, et ilmselgelt mängija tahaks selle mingi pikaajalise teha, et noh, 70 milkut garanteeritud ja ei muret selle pärast, aga Tallase poolt ka ma nagu riputaks nii kaua, noh, Pickensiga lihtsalt tuleb see kaasa, vaata, et noh. Ja, aga Pickensiga siuke inimene tundub vähemalt väljaspoolt, et nagu siin tegivad probleemid lõpuks sellega. Ma arvan ka, ja sealt Tallasest on neid probleeme tulnud peaaegu iga aasta viimasel ajal, et õnneks Brandon Aubrey maksid ära, et võib-olla kicker ei tekita draamat. No sinna see Pickensi raha vaata. Kusjuures tegelikult vaata, kujuta ette, et sa oled George Pickens, eks, et noh, sa lähed veel isegi optimistlikult sellele läbirääkimisele, su agent mingi põmm. Ja siis nad on Brandon Aubreyle 8 miljonit. Ja siis Tallas annab kickerile 7 või 8 miljonit aastas ja saad nagu, et oota, mis mõtte? Kes meist mingi 1500 jaardi receiver on siin? No olge vaadata, Pickens, selle, mis ta eelmine aasta tegi vabal turul, ta saaks 35-40 milli kätte. Ta ei saaks JSN-i lepingut, aga ta saaks päris lähedale sellele, sest noh, vabal turul sa maksad üle, pead maksma tihti. Ja teistpidi see ongi see, et noh, Tallas ilmselgelt tahaks nagu, et ta tõestaks seda. Et see ei olnud ühe aasta pauks, noh, CD oli ju vigane vahepeal ja need asjad ka, et seal on nagu, noh, mõlemad poolt saad aru, aga tundub, et Pickens mängib franchise tagi peal, mis jah, on loogiline. Tallase koha pealt vaadates, mis nad oma kaitsele lisasid, see off-season, siis ei ole üldse halb meeskond tegelikult. Jep. Ja enne kui me drafti juurde jõuame, seal oli paar treidi ka, osad olid drafti ajal, osad ei olnud. Võib-olla kõige suurem on siis see Jonathan Grenard, kes läks Vikingsist Philadelphiasse. Sellest on räägitud juba, ütleme, mingi pärast hooaja lõppu, et Eagles vist andis 2 3 raundi pikki, 1 see aasta ja 1 järgmine aasta. Ja lepingu ka, see oli päris korralik. Mis ei ole üldse palju tegelikult, 25 milli vist sai ju keskmiselt. Jah, 25.
vist oli jah, et 3 või 4 aastat midagi. jah, et nagu neil on vaja sinna teisele poole Nolan Smithi tegelikult nagu kedagi, kes on nagu established, vaata, kes on nagu no Jalen Phillips läks ära, vaata. ja Phillips läks ära ka, pluss veel ju ja Josh Sweat enne seda läks ära, vaata. Et nagu see teine defensive endi pool oli natuke nõrgem ja Nolan Smith ei ole nüüd kõige tervem ka olnud, vaata, et tal on see käevigastus ikka, tegelikult selle Superbowli saadikus ta oma triceps ära lõhkus, see on natuke nagu nääginud teda. Et minu meelest nagu Eaglesi koha pealt väga hea lüke, et sai odavalt ka, sest et Jonathan Grenaldi eelmine aasta läks veits aia taha, aga üle-eelmine aasta oli väga-väga hea. Üle-eelmine aasta oli veel legit argument, sest nad ju reaalselt vahetasid. Grenard läks siis Texansist Minnesotasse ja Minnesotast läks Daniel Hunter läks siis Texansisse, vaata. Peale esimest aastat tundus, kuule, Minnesota tegi vist parem otsuseid noorema versiooni Daniel Hunterist, aga eelmine aasta läks aia taha. Hunter on jah, siuke stabiilne pagana igiliikur jah, aga Grenard täpselt ongi, et Eaglesi rotationisse sisse, neil on ikka seal, ma ei tea, et isegi kui neil nagu see rotation on nõrgem, siis neil on mingi 3-4 venda, kes seal alati olemas on ja nad leiavad 2 veel. Ja siis Tyree Wilson, Raidersi kõrge draftivalik paar aastat tagasi läks Saintsi, vist oli jah 5. raundi valiku eest, et see ütleb kõik, mis Tyree Wilson siis Las Vegases tegi ja D. Winters linebacker läks ka Cowboysi, et jah, Tallas on tugevalt kaitset tugevdanud, et ja tegelikult Saints ka, mõlemad 2 tiimi, kes nagu me tihtipeale Saintsist ja Cowboysist räägime, et lasevad puusa pealt ja teevad, tegelikult kui sa seda aastat vaatad ja Tallas tegelikult või drafti aegu. Minu arust Saints teeb väga tarku lükkeid või siukse nagu, et ootamatult, et tavaliselt Saints paneb hullu, vaata, et on mingi 4 void aastat mingile suvalepingu, praegu on nagu see, et kuule, nad teevad täitsa nagu normaalse tiimi lükkeid. Nad vist said aru, et selle salary cap'iga nagu lõpuks seal, nad oli mingi 3 aastat seal salary cap hellis, kuigi nad siiamaani on kohati, aga vaikselt tulevad välja, vaata, sest et nüüd ju Davis on läinud, kuhu Davis läks? Jetsi tagasi. Jetsi. Cam Jordan on vabakendi turul, et ma arvan, ta tuleb vaikselt tagasi seal mingi, kui ta tahab veel mängida. Aga muideks üks asi, mis ma peaks lihtsalt mainin ära ka, miks me näeme praegu peale drafti hästi palju neid veterani signinguid, üks põhjus on ka selleks, et need, kelle sa nüüd praegu signid, ei lähe so kompikkide vastu. Ehk siis, me oleme korduvalt rääkinud igaks juhuks, siis iga peale igat siis hooaega NFL-il on mingisugune arvutus, kus nad arvutavad mingit asjade põhjal, et põhimõtteliselt nende põhjal, et mis sa eelmisel off-seasonil, mis talenti sa kaotasid mängijate näol ja kui palju sa neid tõid uut talenti sisse nende kaotuste nagu nagu canceldamiseks, mis eesti keeles on nüüd, siis põhimõtteliselt kui juhtub olukord, kus sa kaotad hästi palju häid mängijaid ja sul ei ole, sa ei too vastu samal positsioonil või sarnaste lepingutega häid mängijaid sisse, mis iganes põhjustel on ja salary cap'id, mis iganes on ja siis järgmine draft sa saad neid kompikke. Ja siis peale drafti nüüd, need inimesed, keda sa signid nüüd praegu kuni hooaja alguseni, need ei lähe sinna kalkulatsiooni sisse enam, et siis sellepärast näiteks Giants ootas peale drafti, et võtta siis Shelby Harris näiteks defensive lacki peale tuua veterani sisse, sest et muidu see oleks läinud nende vastu ja praegu seisuga Giantsil peaks enam-vähem saama 4. raundi kompiki kõikide nende kaotustes, kelle me kaotsime siis Titansisse põhimõtteliselt, kõik need kordi mängijad, kes Titansisse läksid. Ja huvitav palju Ravens saab kõik nende mängijate eest, kes Giantsisse läksid. 4 tükki oli praegu see kalkulatsiooni peal. Ja, Trey Hendricks on taas võtab vist ühe ära, John Simpson võtab mingi hilisem ära, aga Ravens peaks seda paar tükki saama, aga jah, täpselt, nii naljaks, et Ravensist läks Giantsisse, Giantsist läks Titansisse, vaat, et täpselt siin. Mis see connection võitlema, ei tea üldse NFL-is, üldse onupoja poliitikat ei ole üldse. Üldse, ei tea, kes seal töid vahetasid ja töid said. Aga see on hästi naljakas formule, kui te tahate guugeldada või küsige ChatGPT käest, et see on päris huvitav, et seal oleneb lepingu suurusest, kui palju nad mängivad ja kõik see, kui suur efekt on sellest tulevasest meeskonnast. Räägelt huvitav. Ja tihtipeale on tegelikult just võib-olla ongi, et chatist või kuskilt küsida, et võtke nagu aasta kaupa, et et mingi, anna ülevaade mingi 2023 kompikkidest, vaata, et sa näedki, et umbes kes läks kust ära ja siis miks nad said selle ja kes canceldas kelle signingu ja kõik see asi, et see on tegelikult hästi siuke, või see on nagu hea süsteem, et ongi, et tiim ei kaota nagu mingi hea mängija, kellel ta ei saa maksta seda raha, mis ta turul saab, aga nad saavad midagi vastu selle eest, et see on selles mõttes. Ja kõige kõrgem, sa saad saada 3. raundi pikk, mis ei ole vaata nagu, kui sa saaks mingi 1. raundi pikki, siis see oleks nagu, ja lihtsalt meeskonna ehituse poolt jälle me oleme siin tagasi, aga see on räigelt, praegu on off-season, me räägime meeskonna ehitusest kogu aeg. GM-id ja nad võtavad arvesse selle, nad teavad vabakendi turule minnes, et ma ei saa maksta sellele mängijale, aga kui me ei too sisse suure rahaga veterane piisavalt, siis selle mängija eest me saame vähemalt 4. raundi kompiki järgmine aasta. See on kõik kalkulatsioonides sees, nad teavad seda.
ja noh, see ongi mingi alates need lepingud, mis umbes 10 milkut aastas on juba mingid vaata 4., 5., 6. raundi komp-pikid ja noh, kui sa ei anna samaväärset vastu, siis sa saad pikke juurde, et vahel ongi ju Ravensil on päris tihti mingi 4-5 komp-pikid. San Francisco ja Philadelphia on sellised meeskond traditsiooniliselt olnud, kes lasevad pigem siis on need veteranid veel minna ja võtavad komp-pikid ja siis kasutavad, nagu Howie Roseman on väga hästi teinud seda, suutnud teha, ära kasutada seda. Just nii. Raske rääkida Philadelphiast hästi, aga kahjuks peab ellu rääkida. See on Howie did it again. Aga lähme siis drafti juurde, et meil ongi täna võtame üsna nagu lebolt selle, et ma mõtlengi, et me vist ei hakka nagu seda round ühte nagu läbi käima lihtsalt niisama, et te kõik jälgisite, te kõik teate, et võtame pigem nagu siuksed suuremad juhtumised, suuremad storyline'id ja Fernando Mendozast me jõuame see suvi rääkida kõvasti, pigem lähme kohe selle pick 2 juurde, mis oli kindel laks mingi 6 või 2 enne drafti, et see on Arvel Rees. Ainus võimalus on Arvel Rees. Nädal enne drafti, kui me ka oma moki tegime, siis ma istusin siin päris pikalt ja kaalusin seda, et kas see on David Bailey või Arvel Rees ja lõpuks tuli välja, et David Bailey ja Arvel Rees ei läinud mitte 3. ega ka mitte 4. pikina, vaid hoopis 5. Aga Bailey on jah siuke võib-olla ma ei tea, rohkem valmis produkt praegu, eriti arvestades, et Jets võttis veel mitu mängijat vaata juurde. Ja väiksem risk ka vaata natuke, sest et ta on juba kolledžis näitas eelmine aasta, tal oli tegelikult üks parimaid kolledži hooaegu viimase 10 aasta jooksul üldse kaitse defensive endi peale. Et tal on production olemas, tal on kehaeitus olemas, et NFLis peaks ka toimima see ja neil on vaja nagu sükest cornerstone'i ka vaata. Arvel Reesiga on see küsimus, et mis positsiooni ta täpselt mängib, vaata tal on küll potentsiaal võib-olla kõrgem ja ta on rohkem, sa saad teda mitmes kohas kasutada, aga kui sul on vale coaching, sul on vale süsteem, skeemi küsimus ka tegelikult. Et siis see, ta ei pruugi nii hästi sobida sulle skeemi vaata. Ja Jetsi puhul nagu ma pigem, ongi see, et kui valik on see, et kas David Bailey toob sulle 9 säkki või Arvel Rees võib-olla toob 14, ma pigem võtaks selle 9 vaata, et et meil on vaja stabiilseid tüüpe, kes nagu toodaksid praegu asju. Aga Jetsi puhul võib-olla, kui me siin juba oleme, sest nad võtsid esimeses raundis Kenyon Sadigi, Oregoni tight endi, Omar Cooper, Indiana receiver ja teise raundi alguses võtsid D'Angelo Ponzi, kes oli see väike slot corner ka Indianast ja tore hetk oli see, et seal NFL Networki broadcastis, kui D'Angelo Ponz tuli, siis mängija comparison oli Aaron Glenn, kes on siis Jetsi peatreener, et sarnane. Ja Kate Klubnik ka tegelikult hilises raundis, et Jetsi poolt jälle, et see ongi nii haige. Me vist rääkisime enne draftiga, et kui sa vaatad Jetsi kõiki neid pikke, neil mitu aastat, kus neil on 3 first rounderit on, kõik on head pikid. Tiim on halb. Aga mis sul puudu on? Täpselt, mis sul puudu? Russell Wilson. Ja Russell Wilson. See oleks kõige naljakam kombinatsioon üldse, kui Russell Wilson oleks Gino Smithi back-up nüüd. See oli mingi 3 aastat tagasi, mingi 4 aastat tagasi oli vastupidi. Mingi 3 aastat järjest oli Seahawksis äkki nii on ta pidi. Aga jah, see on naljakas asi öelda küll, aga Jets on tõestanud hea draftimises, nagu neil on talenti sisse toonud ju. Need ju treidisid just ära vaata ja Sossi, jah. Sossi ja Sossi, aga see defensive endi ka Jetsi saatsid, kumma nad nüüd saatsid? Jermaine Johnson saatsid. Jermaine Johnson, jah, sorry. Jah, kes on nagu väga see defensive end tegelikult, aga quarterback on puudu. Ja härra Rodgersiga see Ahilka, ega ta ei mänginud hästi ka, see oli probleem, aga ta ei ole ainuke meeskond, sa võid teine meeskond, kes on Brown, samas moodi, kes on 2 aastat järjest väga hästi draftinud. Et nagu, ja siin ka, et ma ei tohi meie mock drafti vaadata, ma pean päris vaatama. Ma vaatasin ka mitu korda, hakkasin et samamoodi, aga Brownsil ka pole quarterbacki. Kui sul ei ole quarterbacki, see näitab lihtsalt ära, kui väärtuslik quarterback on. Ja Raidersile võid sama argumendid, neil oli ka väga hea draft ja kurat, nad võib-olla leidsid quarterbacki ka vaata. Ja nagu, see ongi just. See hype on kõrgem kohe vaata. Ongi, et Cleveland, kui me juba siin tegelikult oleme korra peatume, et nad treidisid siis tagasi Chiefsiga 6 pealt 9 peale, said ikka Spencer Fano, keda peeti või potentsiaalselt parimaks liinimeheks, Casey Concepcion ja Denzel Boston, kes langes sinna teise raundi algusesse, Emmanuel McNeil Warren, nad said teise raundi lõpus, Austin Barber, kes on ka solid liinimees, nad said Justin Jeffersoni, paus. Ja 6. raundis võtsid siis Taylor Greeni ka, kes on see umbes läbi ajal üks atleetlikumaid QB-sid, et Cleveland jälle jah, siuksed nagu targad, kalkuleeritud lükked, probleem lihtsalt on see, et Cambi reportid on, et Deshaun Watson on quarterback 1 peale, eks, et mis iganes see tähendab jälle, eks ju, aga Cleveland jah, tegi solid töö. See käis kuskil läbi jaanuaris või veebruaris räägiti ka seda vaata, siis ma lihtsalt naljaga peale, et nagu, aga ma ütlen, kui Watson ongi week 1 starter, aga samas nagu fucking mingi storyline oleks ju. Nagu see oleks nagu räigelt huvitav storyline lihtsalt jälgida. Ja, see on hea draama. Ja, nagu see oleks nagu meile oleks mingi, kui ta mängiks, ma ei tea, mingi Gino Smithi tasemel, vaata. Mis sa siis teed? Nagu reaalselt Brownsile ka, nagu, mis sa teed siis nagu?
taha jälle sinna minna. Fully garanteeritud lepingu või? Ma just tahaksin vaatama, et mis ta leping praegu on. Tal on 46 miljonit fully garanteeritud säästud. No pärast seda aastat on ju void aastad algavad jah, okei. Et nagu Watsonil on tegelikult võimalus kõik see pask, mis ta viimased, ma ei tea, 6 aastat vist on nüüd juba möödas sellest ja 2020 oli vist viimane aasta, kus ta hea oli või? Ja siis oli see vaheaasta, kus ta ei mänginud, ta ei olnud nõus, siis ta treiditi ära ja siis ta sai viha, siis ta oli see Mia Khalifa situatsioon ja kõik see freaky off'id on ja. Aga tal on võimalik oma karjääri mingil määral või ennast alles hoida NFL-is, kui ta suudab selle võimalus ära kasutada, mis tal on praegu. Ja see oligi üle suves, kui nagu Todd Monkenil selle kohta küsiti ka ja siis kõlas läbi nagu, et ei, et Shedeur või Dillon või Gabriel vähem, kõlas läbi, et Shedeur. Aga nüüd, kui mängijad kõik in the building on, siis kõlab, et Sean Watson on ikkagi põhjusega selles mõttes võib-olla QB1, aga eks näis, kuidas see välja tuleb seal. No Campis üks meeskond, kus on kindlasti quarterback competition on Browns, vaata, kus peaks olema. Üks vähesed, jah. Mis sa teeb meil, Hard Knocks võiks seal olla, seks nii täiekas. Oota, lähme siis edasi niimoodi, et Jeremiah Love, 3. pikk Arizonas, kõlas samamoodi nagu, et nädal enne drafti oli kindel, et Arizona treidib sealt kaugele välja ja ma ei tea, Chiefs tuleb 9 pealt, ilmselt siis seda treidi ei realiseerinudki. Isegi kui Arvel Rees tegelikult kukkus, millest ju räägid, et kui ta 4 peal saadaval on, siis tüümid tulevad üles, ei tulnud, et ja Arizona Cardinals, kes ma ei tea, running back oli nagu nende viimane vajadus ja nad võtsid Jeremiah Love'i, kes potentsiaalselt on, ma ei tea, generational talent, et mulle. Ja see potentsiaalselt selle drafti parim mängija, on ju? Jah, mulle näiteks ta meeldib rohkem kui Ashton Genti mängis eelmine aasta või niimoodi, aga see ongi see, et Arizonal võib-olla oleks lihtsalt vajanud kedagi teist. Ja nad võtsid Chase Bissontis, mis oli nagu ka selles mõttes lükke minu arust teises raundis, et guard solid. Ja siis nad võtsid Carson Becki 3. raundi alguses, kuigi tõenäoliselt Beck oleks olnud saadaval ka hiljem, et Arizona on põhjusega seal divisionis ilmselge 4. tiim praegu. Läst ma ütlen su Cardinalsi depth chart'i praegu, mis on 30. aprill, running back'i koha peal. Jeremiah Love, Tyler Algier, James Conner, Trey Benson, Bam Knight. Need kõik 5 nime, kui sa fantasy't mängid, sa tead täpselt, kes Bam Knight on, sest sa kasutasid, keegi kasutas Bam Knighti mingi aeg, Trey Bensonit ka, kui need terved olid, vaata, kui Connor viga sai, on ju. Et Algierile nad just andsid vabakaindi turul toodi, siis Algier on idekas back-up, ta oli Bijani back-up, vaata. See on nagu idekas, et siin James Conner on odd man out, et see on üks mängija, kellest võib isegi, võib-olla lastakse lahti või siis ma mõtlen ka, jah, sest ta on ju vigane, vaata kogu aeg ka, et seal ongi. Solid mängija iseenesest tegelikult. Et ta on, kuhu iganes tiimid edasi läheb, ta on solid panustaja, aga Arizona, see ongi nagu see, et nagu naljakalt kombel running back room oli viimane, kuhu nad nagu lisajõudu vajasid, aga Jeremiah Love, ma ei tea, NFL-is on mingi 5 backi, kellest sa ei tahaks Jeremiah Love'i üle nagu, et ja lihtsalt ma räägin sellest situatsioon ka, et väidetavalt oli see, et omaniku ruumist tuli see pikk, et kui nad ei saa alla treidida, järelikult keegi on, siis piisavalt head võimalust, on ju, mis iganes, on piisavalt head pakkumist, on ju, aga siis omanik tahtis, mis on nagu, omanik mõtleb ka selle koha pealt, et kelle särke me müüa saame, kes on nagu populaarne, ja ma saan aru, aga sellepärast Cowboys ei ole võitud aastast 95, sest kui omanik teeb otsused, et nagu meeskonna ehituse koha pealt võib-olla ei ole kõige õigem, on ju, aga jällegi, kelle sa võtud oleks siis nagu Arvel Rees, võib-olla. No, ma ei tea. Ja see ongi, et Arizona on nagu nende Reeside ja Sonny Stylesidega nii palju mööda ka pandud. Et kas sa võtad Carnell Tade'i, kes läks järgmise pikiga Titansisse, aga sul QB-d ikka ju põhimõtteliselt ei ole ja sul receiver'id on, et seal, loogiline tegelikult. So QB1 on praegu Jacoby Brissett, kes mängis päris hästi eelmine aasta, kes hold out'ib praegu, sest ta tahab saada fully garanteeritud raha, sest talle leping nii väike, mis on nagu, sest ta on journeyman, vaata. Nagu low-key tegelikult nagu aus, et ta väärib raha nagu mingil määral rohkem ju. Aga huvitav, kas Jacoby mängib Arizonas see aasta või? Siis neil on Gardner Minshew, nad võtsid Carson Becki, vahet seal on, kes see tank commander seal on. Tegelikult küll, aga samas Carson Beck on heal juhul NFL-i back-up, kurat. Heal juhul, täpselt nagu. Jah, samas Jacobiga sa oled competitive, aga kas sa tahad olla competitive? Jah, täpselt see ongi see, et kas sa tahad mänge võita ikkagi. Jah. Aga jah, lähme siis liigume edasi, et Carnell Tate korra tuli jutuks, läks Tennessee'sse järgmise pikiga ja siis nad võtsid veel Keldrick Foggi, nad võtsid Anthony Hilli seal lõpus, et Cam Wardile lihtsalt see relv, et mulle, kui me oleks teinud päev enne drafti, mock drafti, siis ma oleks selle Carnell Tate'i pikiga ka täppi pannud, sest mul kuidagi nagu sai klaariks see, et selles mõttes õige valik, aga lihtsalt naljaks ongi see, et ta on wide receiver 2, kes läks 4. pikiga.
ja noh, see käis läbi mingi paar nädalat enne draft'id hakkas tulema, aga jah, ma ei tea, sul oli ju Sonny Styles oli veel olemas, Arvel Reese oli natuke olemas, et nagu Ruben Payne isegi, et nagu ma ei tea, kas sul ilmtingimata oli number 2 receiverit nii kõrgel vaja võtta või? Uus Corey Davis tundub, jah? Täpselt. 5. pikk oli vist Titans, kui ma ei eksi. Tema oli 5, jah. Ja see oli ju ka mingi, see ei olnud hea wide receiver'i draft, see oli just seal mingi, kas see oli mingi Torial Green Beckham või mingid siuksed tüübid täidus seal, kui ma ei eksi. Aga jah, siis ma ei tea, top 10 kiirelt käime läbi, siis ma võtan korra sinu arvamuse ka, kuna Giants võttis siis Arvel Reese'i, Chiefs liikus üles Clevelandiga 6 peale Mansour Delaney jaoks, mis oli natukene üllatav, aga arusaadav. Sonny Styles maandus kenasti Washingtoni, Jordan Tyson, top 10 hype oli absoluutselt õige, läkski New Orleansi, Cleveland, kes oli tagasi treidin, võttis Spencer Fano ja Spencer Fano oli esimene liinimees ja Francis Mauinoa läks siis New York Giantsisse selle Dexter Lawrence'i piki eest, et ma ei tea, Ülar Reese ja Mauinoa võib-olla mitte nii flashy, kui oleks nagu enne drafti lootnud, aga tegelikult Reese ei oodanud keegi, et 5 peal on saadaval. Jah, ja ma ise oleks võtnud ka Reese'i, ma ei tea, võib-olla ma oleks minu meelest Reese'iga on nagu, Reese on natukene projekt, aga tal on ees ja ümber mehed olemas, kelle järgi, kas ta võib ise otsustada, kas ta tahab olla nagu Tremont Edmonds või ta tahab olla nagu Abdul Carter on ta küsimus. Me oleme samad meeskonnakaaslased, et ja teine asi on see, et ta on natukene küll vaata projekt selle koha pealt, et sa ootad tast midagi, mida ta ei ole kunagi varasemalt teinud, et see peaks ta viima nagu kõrgemale tasemele, nagu eliittasemele NFL-is. Aga ta saab kohe esimeses päevas Giantsisse samasse rolli minna, mis ta oli Ohio State'is. Täpselt see sama blitzing off the ball linebacker. See mulle nagu võib-olla kõige rohkem meeldibki selle juures, et nagu mitte see ootus, et nüüd ta peab rukkina 10 säkki tooma, vaid see, et ta saab mängida seal selles Giantsi front four'is, mis peaks olema väga tugev tegelikult. Ja kui meil ei oleks Edmondsit olnud ja Mike linebacker'ina veterani see sisse toonud, siis oleks Sonny Styles olnud, ma arvan, siis me oleks vaja puhast linebacker'it vaata rohkem. Et selles suhtes Arvel Reese nagu väärtus on väga hea, muidugi Giants ütleb ka seda, ja ta oli meie number 1 player on the board, muidugi nad ütlevad, keegi ütleb, et ta oli meie 18, me võtsime 5. Nagu. Ei no meil oli mingi 8 venda tema ees. No. Aga me võtsime, mul lihtsalt meeldi rohkem ja Francis Mauinoa, tal oli see selja probleem, aga Giantsil on üks strength trainer tuli Miami'st, kes teab täpselt, mis ta history on, kõik, et see pidi okei olema. Ja Mauinoa mängib kaardi või? Ta öeldi juba right kaardiks läheb, ja tal on tulevikus flexible, kui Illuminor ükskord 2 või 3 aastas lepingu, kui ta ükskord ära läheb, siis me saame ta parema tackli peale panna või kui ta on mingi all pro kaard, nagu fuck it, jätame ta sinna, et selles suhtes väga hea, aitame nii palju kui võimalik meie noort quarterbacki, see peaks aitama, me saime päris suure X-receiver'i tegelikult 3. raundis, kui treidisime üles, et Malachi Fields Notre Dame'ist väga huvitav prospekt ja 2. raundis saime siis esimese Colton Hoodi, potentsiaalne esimese raundi cornerback, keda meil ei ole ammu olnud sellist nagu outside X nagu boundary cornerit, et minu meelest väärtus on hea, aga jällegi Giants on olnud siin mingi viimased 5 aastat, me oleme siin top 10 pikkinud välja arvates 1 aasta, kus me võtsime, et Deonte Banks'is läks ikka ja peale igat drafti kogu aeg on mingi pluss, paganama kreidid ja siis meeskond on ikka 3 võidu peal. Me iga suvi istume siin koos Ülariga, mõtleme, Giants tegi tegelikult häid valikuid. On nagu on. Aga ei, me hiljem räägime korra nagu võitjatest ja kaotajatest ka ja Ülari pea seda ise tegema, ma tooks ka Giantsi praegu võitjana välja, nii et no praegu on ja vaatame, mis toimib ka, kui neist tuleb Cayman tibitud, kes saab 10 säkki täis ühe loo ajal, ülendajad ei saa ja siis teine on paganama Evan Neal, kes ei saa isegi väljakule kes annab 10 säkki. No meil on täpselt sama ju, täpselt nagu Tibito ja Evan Neali, täpselt sama positsioonid ka vaata. Sama loogika ka. Vaata, see oli ka huvitav, et Tibito jäi nagu alles. Ja nad tahtsid väidetavalt, nüüd tuli välja, et Saints oli päris active olnud, Saints, Giants saatis 2. raundi pikki saada, Saints oli ainult valmis andma 4. raundi pikki. Miks ka Tyree Wilson siis läks sinna hoopis? Jah, täpselt, Tyree oli natuke odavam, vaata. Aga nüüd Giantsi koha pealt lihtsalt nüüd on silma peale hoida, kas Joe Shane jääb alles GM-ina. Jah, sest seal avanes ju keegi kas Philist või kust iganes mingi. Jah, Philist lasti ka lahti, aga see GM on kõige parem lahti lasti peale drafti. Sest et siis sul on kõik mis ta selleks hooajaks peab tegema, on põhimõtteliselt tehtud ja siis nagu sa võtame uue. Harba saab ise üle enda asjad ära teha, jah? Ja see Don Boyante, vaata, kes siis seal võtaks ise üle selle siis.
ja siis top 10 järele, noh, võtame korra kõik läbi, siin on see koht, kus saab pidurdada päris palju, et noh, Caleb Downs läks Tallasesse, Tallas vist tuli koha võrra ülesse, ideaalne fit, et me rääkisime, et Dillon Tiineven võiks minna sinna ja hoopis nad said Caleb Downsi, kes oli ja siis Caden Proctor, see hiiglane tackle, kes tegelikult vist mängib kaardi nüüd. Left kaardi peal alustab, öeldi välja. Just, ja tema läks siis Miamisse, nad vahetasid kohti. 13 oli Ty Simpson, kohe jääme sinna. 14 oli Ravensisse Vega Ioane, see oli see no surprise. Koos see, mis me mock draftiga igavalt panime, et kõik panid selle. Aga Ruben Payne top 5 langes 15. pikile, mida ei oodanud keegi, et siin jah, võib-olla Caleb Downs ideaalne fit, me rääkisime temast päris pikalt, et noh, ma ei tea, kui palju paremat prospekti üldse oli, natuke üllatav, et Caden Proctor võeti, või noh, et ütleme siis, Maui Noal veel see flexibility, sa saad aru, et Fano, ma saan aru, mängib tackle'it, aga Maui Noa mängib kaardi, Caden Proctor mängib kaardi ja siis Ravens võttis 14 Vega Ioane, kes mängib kaardi, aga noh, teadaolevalt või teatavasti Vega Ioane on kõige parem kaart üldse, vaata, et noh, seal lihtsalt see huvitav väike kalduvus, et aga jah, ma ei tea, mis sa nendest pikkidest arvad väljaspool veel Ty Simpsonit. Vega Ioane oleks, ma ei tea, mis parem olnud selles. Giants väidetavalt oli Maui Noa ja Ione vahel, aga kuna Maui Ional on see paganama, et võib tacklit mängida, vaata, see on see, mis teeb su väärtuslikumaks, mis on ka fair point mingil määral. Aga jah, minu meelest see oli natuke reach, Caleb Downs 11 oli nii kuradi halb. Tallasest, nagu kui sa unist, selles mõttes jah, et Giantsi fännina, NFC Easti fännina ilmselgelt mitte, aga kui sa enne drafti mõtled, et kuhu Caleb Downs kõige parem sobib, see tähta kiivri peale on ideaalne. Ja Ruben Payne'ist nii palju ka, mine vaata neid drafti, neid walk'e, kui ta võttis, see poiss oli pist. Kui sa tahad panustada praegu, kes on defensive rookie of the year, paned Ruben Payne'i peale, ta alustab kohe week 1, ta vend lõpetab kuradi ma 10+ säkiga nagu. Jah, ma olen täiesti veendunud, et eriti nüüd vaata, kus... Ja chip on shoulder on jõhker. Kui ta oleks olnud 3. pikk, vaata, siis on nagu see, et et kas ta on seda väärt. Nüüd on jumala suva, top 15, Tampa, Akeem Mesidori toppisime sinna ja nüüd nad said Ruben Payne'i, kes nagu, ma räägin, oleks ta käed 5 sentimeetrit pikemad, siis ta oleks top 2 paik olnud. Ja see, kes see vend on... see drafti vend ja YouTube'is, kes teeb neid hästi palju neid, see kes viskit joob kogu Coleman jah, ta tegi just sellest, tegi pika nagu video, ma soovitan vaadata nagu, kui sa vaatad nagu top kõige edukamaid pass rush'i viimase 20, mis on aastal 2000 vist, ta võttis ette selle, mingi üle poolte nendest on käed on lühemad kui see standard NFL-i lühem, mitte nii lühikesed kui Ruben Payne'il, aga natukene lühem nagu, et see ei ole nüüd nagu nii oluline, ta top paar päris head punkti, aga ma ei tea, Kallaste, 13 pikk, LA Rams quarterbacki, mis sellest arvad? Ty Simpsoni ja noh, selle ümber oli nagu arutelu nii palju, et alates sellest, kuidas Sean McVay seal pressikonverentsil pärast seda oli, kuidas Sean McVay järgmine päev pressikonverentsil oli ja kuidas Sean McVay 3 päeva hiljem pressikonverentsil oli, et noh, see täiesti 3 erinevat inimest. Et noh, tundub või vähemalt mulle paistab, et ilmselt Matthew Stafford on selle valikuga rahul, on minu järel. Jah, McVay üritas kaitsta nii palju Staffordi kui võimalik, on ju. Ja noh, ta ütles vaata mitu korda, et ta on Matthew backup, kuni Matthew tahab NFL-is mängida, umbes nii, et aga noh, Rams ja terve see Ramsi draft tegelikult, et noh, kui ma tõmban korra nüüd lahti, aga seal ei ole nagu mitte midagi, noh, sa saad aru, miks nad... Ja, Max Clare, kes on, neil on mingi 3 tight endi nende ees. Max Clare on sakslane, no. Oli või? Jah, vist küll. Ta on Colognist pärit. Nagu puhas. Sorry, mitte Max Clare on Ohio State'i oma. See teine vend. Ma Michigani oma. Sorry. Jah. Aga noh, jällegi, Max Clare, kes mitmed inimesed arvasid, ta on tight end 2 sellest draftist, ta läheb Ramsi mingi tight end 4 see aasta, et noh, seal oligi nagu, ja noh, see, mis pärast drafti, noh, sellest on, ma vaatan, sul on siin kirjas ka, et kujuta ette, et Ruben Payne oleks sinna läinud või Vega Ioane või kes iganes. Väidetavad nad ütlesid, et nad Shadigi ja Lemoni vahel, siis tight end ja siis receiveri vahel oli, aga nad kuskilt tuli välja report, et Les Need oli öelnud, et nende selle aasta efekt oleks olnud nii väike. Lihtsalt vastavalt sellele, mis positsioonil oli, kuna neil tight end oli palju arusaadav tegelikult, receiverid, ja kui Davante on terve tegelikult küll, jah.
no tegelikult ei ole vaja vaata, aga noh, see Ja. nagu, noh, see tekitabki nagu see, et ja noh, Sean McVay mingi tsitaat oli ka, et ta ütles, et kui sa saaksid, et kui te oleks mulle garanteerinud, et me Mackay Lemoniga võidame Superbowli, siis me oleks tema võtnud, mis on jälle nagu see asi, et kuidagi, et nagu, aga kas Ty Simpson? Ty Simpsoniga, sest et mis see nali oli, et need 49ersi ja Seattle Seahawksi Beat Reporterid ja kõik Jah. reporterid nagu saatsid sõnumeid põhivendadele Rams'is ja värk, et aitäh, et te tegite oma meeskonna mitte paremaks, on ju. Reaalselt, et noh, see oli võib-olla kõige üllatavam valik üldse see aasta, et noh, siin oli nagu paar tükki veel, aga see, et Rams võttis, noh, sa saad jälle, vaata, ma ei tea, kas me nagu, ma arvan, et me viskasime Ramsi ka, et võib-olla tahavad Staffordile blablabla tulevikku, aga noh, see on see, et võtta 3. raundis mingi Drew Aller, vaata, või midagi sellist, et. Developmental kutt, kes peabki istuma seda taga, vaata. Sest tal on mingid füüsilised võimed, noh, Drew Allerist lihtsalt vaata on hea lihtne rääkida või ma ei tea, kas või mingi Taylor Green, aga noh, Aller on prospektina parem, et aga see Ty Simpson, noh, mis see lagi on, et noh, ta lagi ei ole Matthew Stafford tegelikult. Üks asi veel Ty Simpsoni koha pealt ka ja tõesti, ta mängis tegelikult päris hästi, hooaja algus oli väga ja ta oleks olnud number 1 pikk peale 8. nädalat. Ja. Aga Ty Simpsonil, ta istus 3 aastat Alabamas pingil, ta mängis 1 aasta kolledžis nagu full-time starterina ja see on küsitav, kas ta suutis isegi terve hooaja vastu pidada tervisega, sest ta on väike, ta ei ole kõige suurem nagu, ta on kasvab väike keha ehituselt ka ja kas ta tahate mulle praegu öelda, et Stafford mängib, ma arvan, vähemalt 2 aastat? Ta istub veel 2 aastat, kui mitte 3 aastat, ehk siis viimase, ütleme, istub 3 aastat, sest viimase 7 aastaga Ty Simpson mängid 1 hooaja 15 mängu. Ja nagu sa räägid, ja mul on kogenud back-up quarterback. Ta on 15 mängu mängid kolledžis. Ja ta istus Jalen Milrow selja taga ja nagu on põhimõtteliselt võimalus, et kui ta oleks jäänud aastaks Alabamasse, ta oleks jälle back-up olnud või noh, et kas ta oleks tingimata starter olnud, et lihtsalt see lae küsimus on Ty Simpsoni juures nii suur, et noh, kes ta on, et noh, see ongi see, et mingi comparison on Brock Purdy, aga kas sa tahad Brock Purdit Matthew Staffordi taha istuma 8 aastat? Täpselt nagu Brock Purdisi taoliseid sa leiad hiljem ka tulevikus, võta mingi 3. raundis, vaata. Võta viimase pikina. Ja, Green Bay Packers tegi legendaarselt, kui neil oli Brett Favre ja see vend ei, neil ei jäänud ükski mängu vahele põhimõtteliselt mingi kuradi 20 aastat. Nad draftisid 2. või 3. päeval alati mingi quarterback, sa tulid välja, vaata, Doug Peterson, kes oli nagu legit NFL-i journeyman quarterback, Matt Hasselback oli kordima Seahawksi starter pikaajaliselt ja nad lihtsalt võtsid nagu Ty Detmer vist oli ka seal minu meelest tulid läbi ja nagu sellised huvitavaid nimesi käib läbi küll, sul on võimalik leida talenti ka sealt, vaata, eriti kui sul on meeskond, kus sul on nagu quarterback ja nagu win ready. Muideks Superbowl on see aasta LA-s ja viimati võitis LA Superbowli Rams, nii et nagu neil on väga hea võimalus. Et naljaks ongi, et kui sa vaatad nagu rostereid, siis võib-olla Rams on, sõltub mis pidi sa vaatad, aga see võib olla NFL-i parim roster ja nad ei aidanud ennast see aasta üldse kaasa reaalselt, nagu mitte ühelgi positsioonil. Ja mis on nagu huvitav, aga Ruben Payne ja Jared Verse oleks olnud jabur kombinatsioon defensive endidest. Oi jumal küll, selleks on nightmare. Aga vihasemaid kaitseliine NFL-is. Aga kas sa arvad, et vaata ma näitan, kui Jimmy G toodi sisse, sest et tegelikult on legit argument, et Tom Brady oli nagu decline imas, mingi 2009, 2010, 2011 võib-olla tuli natuke tagasi, aga 2014 võeti ju Jimmy G ja peale seda Brady mängis kuradi hästi, vaata, et kas see natuke nagu motivatsioon ka? Rodgers võttis 2 MVP-d ju. Aga noh, jällegi nagu, noh okei, jah, see ongi see, et kas Rodgers oleks võitnud MVP-d, aga kas nad oleks võitnud Superbowli, kui nad oleks cornerbacki võtnud, vaata, et noh, seal nagu tekib jälle see küsimus, et see Ramsi valikud, noh, neil on all-in aasta, kahtlemata ja nad ei lükanud ühtegi žetooni rohkem lauale, ütleme niimoodi. Ja see on hea point selle ja nad ei pannud rohkem panusid lauale. No okei, nad tõid Trent McDuffie sisse, me võime selle nagu arvestada, et see on päris suur. See on esimese raundi pikk neil tegelikult vaata. Ja kui nad oleksid andnud 13. piki Trent McDuffie eest ja 29. nad reidinud Ty Simpsonis, me ei jauraks inimesed. Ja okei, tegelikult kui sa niimoodi vaatad, ja tõsi, nad tõid sisse tõesti elite cornerbacki, vaata, kes neil oli puudust ka vaata, Aga jah, noh, see oli selgelt kõige vastuolulisem pikk, et siin järgmised, noh, 16 me rääkisime, Kenyon Sadiq läks Jetsil väga palju receiverid, Adonai Mitchell'i omanikuna ma ei ole väga rahul sellega, ja siis sealt järjest otse, et Blake Miller, offensive tackle läks Detroiti, see oli ka, mille me mockis panime täppi, lihtsalt ideaalne fit, selles mõttes Blake Miller tõestatud Clemsonist, Caleb Banks, see defensive tackle läks Minnesotasse, ja Reach ja siis sealt veel Monroe Freeling läks Carolinasse offensive tackle'iks Mackay Lemon, kelle siis Philadelphia napsas Pittsburghi ees samal ajal, kui Steelers juba helistas Mackay Lemonile ja Steelers jäi siis tühjade kätega või õigemini Max ja Nachoriga, kes on siis offensive tackle, et jah, see Vikingsi pikk võib-olla siit nagu selgelt paistab kõige rohkem välja.
Caleb Banksil ta murdis oma jala eelmise hooaja alguses, ta mängis läbi, sellest mängis halvasti ka tänu sellele, siis ta murdis oma jala uuesti kombainis vist ära, selle sama iganes pisike luumurd, juuniks ta peaks terve olema selles suhtes, Cambiks ta on 100%, tal on talenti, nagu sa siis selle potentsiaali tal on, aga seal võtta siuke vend nagu nii ees, vaata nagu on natukene küsitav, eriti kui arvestades, et kõik ütlesid, et võtta Dylan Tienemann, kes oli olemas, võtta see safety ära, et see on natuke reach, aga see Makai Lemoni olukord, see mis seal juhtus oli see, et Steelers 21-sena, nad teadsid, et 20 oli ju, 20 oli Dallas Cowboysi pikk, siis nad teadsid, et Dallas ei võta receiverit siin, ja siis nad juba helistasid Makai Lemonile, et kuule, järgmise pikina me võtame siin. Ja samal ajal Philadelphia treidis Dallasega, et minna Steelersi ette, sest nad ilmselgelt said aru, et Steelers võib ta ära võtta, Ja seal on veel ju see Mike McCarthy ühendus ka, et seal võibki olla see, et Pittsburghi, et McCarthy, et Dallasest teatakse ju, vaata Pittsburghi vendasid võib-olla seal midagi lekkis ja Dallas kiirelt reetis selle Philadelphia'le. Ja siis järsku Eagles oli nagu on the clock, valisin Makai Lemoni, aga siis nad ei saanud talle helistada ja öelda, et me valisime too, sest et Steelers ta rääkis aga telefoniga, mis on tegelikult illegaalne, sa ei tohi teha, sa ei tohi enne neile helistada, kui see on pikk võetud, et NFL hakkab uurima, muudab natuke siin reegleid karmimaks, aga see ei ole nii suur reeglite murd niikuinii. Aga jah, see oli siuke kurat Eagles hea töö, nagu väga hea töö, eriti arvestades seda, et see on vist kõige halvemini hoitud saladus, aga AJ Brown on treiditud juba Patriotsi, 2. juunil läheb see ametlikuks ja siis sa saad selle salary cap'iga selle dealid ära teha, et kus juures Hollywood Browni tõi Eagles sisse sellel off-season. Vixi jah, ja Makai Lemoni, sul on Demonta Smith, sul on Dallas Goddard alles, kas nad võtsid ühe tight Stowersi, kes on siis vana quarterback, kes mängib nüüd tight endi, ja neil on uus ründekoordinaator, kes äkki suudab sundida, et Jalen Hurts mine under center on ja ära istu seal shotgunis on ja, et huvitav aasta on seal ründes, aga nüüd on tunduvalt paremini näeb välja see receiving core on ja. No põhimõtteliselt küll jah, et AJ muidugi on see blue chip seal, aga see rünnak peab muutuma, sest ütleme Makai Lemonile ja Devonta toob need äärejoone pallid ära, aga Wicks ka ei ole otseselt see, et Hurts peab väljaku keskele viskama seda palli rohkem selles mõttes, et kui see ja muud üle, vaata nüüd tegidki selle lükk ära, et ei saa panna enam go poole. Sul ei ole enam neid renne ees, vaata bowlingus on see, et paned rennid ette, et seda feidi ei ole sul, et sa pead viskama selle mingi tiigi ära 15 jardi peale ja sinna väljaku keskele, et vaatame, kas Makai Lemon püüab selle kinni või see on see koht praegu, see Eagles vaatab nagu, meil on quarterback, kellega saab võita Superbowliga, ta on nii limiteeritud, et me ei taha elada kogu aeg sellega, et me paneme ta situatsiooni, kus ta ei peaks ilmtingima successima, kui ta failib siin väga hea, põhjustades lahti saada, aga kui ta toimib väga hea meile jälle. Super, me võidame Superbowli, kui ei toimi, siis Tanner McKee mine sisse. Andy Dalton on ka veel seal olema. Andy viskab küll need sinna väljaku keskel ära. Jah, ma ei tea, tal alles on, aga jah, viskab küll. Ma kardan ka, ta võib-olla viskab teisel tiimil too, mitte Hurtsi viskaks. Aga jah, siit, võib-olla Monroe Freeling oli ka, tegelikult mitte üllatav selgelt, sest tegelikult teda ühendab mitmega. Mis Panthersil viga on, neil on 2 starting tacklit, siis nad võtsid ju selle kuradi ma Rashid Walkeri Vallas, mis ta nimi? Oli Walker äkki või? Oota, ma vaatan korra üle. Walker, jah, Rashid Walker oli. Green Bay Packersi starting tackli on ju off-seasonil, nüüd võtsid veel ühe tackli. Kes on swing tackle, kes Walker oli juba swing tackle see aasta. Jah, ja nüüd on Monroe Freeling ka, aga okei, Taylor Mottoniga on arvatavasti viimane aasta, siis suht kindlalt nende right tackle legendaar pikalt olnud seal. Et ja no tegelikult, mis ta nimi oli, Iguanu ta ei ole ka väga hästi mängid tegelikult, olgem ausad. Ta ei ole nii halb kui Evan Neal, aga ta ei ole ka väga palju parem, on ju. 22 aasta draftis, et see nagu selles mõttes see on loogiline pikk, aga lihtsalt jah, et nagu neil on 4 tackleid praegu põhimõtteliselt, aga kui Monroe Freeling on see, kes ma arvan, et ta on, siis ta võib tegelikult olla, ma ei tea, kas ta on day one starter, aga tal on roll seal offensive line'is kindlasti. Ta pikk oli läinud ka muidugi, Kenyon Sadik, et selles suhtes, jah. Okay. Et ma ei heida kunagi tiimil ette, kui nad võtavad liinimehi, aga lihtsalt see ongi nagu see, et äkki oleks võinud kedagi teise võtta, aga see on, mis ta on. Ja siis alates 22 Steelers võttis siis Maxi Iannacciori, seda vist mainisime. Oota, ma vaatan, kes Pittsburghil, kuna Pittsburgh võõrustas lihtsalt draftis, nad võtsid seal Jeremy Bernard, Drew Aller kolmandas. Võtsid mulletiga poisi ka. Jennings Dunker kolmandas, Guard. Drew Aller kasvas üles nagu die hard Brownsi fännina, see video, kus ta pidi selle Steelersi mütsi pähe panema, see oli juba huvitav asi.
ja viimase pikina nad võtsid selle Eli Heidenreichi, kes on siis Navy'st, ma ei mäleta kuidas. see oli vinge lugu, see oli vinge see connection, vaata. See oli Navy McCaffrey oli vist tema hüüdja, kui ma ei eksi, et jah, siuke, no lahe moment ka ja Pittsburgh selles mõttes tegi lahedat ja kõik need Ravensi piki valik, Mark Ingram käis seal ütlemas, Mark Ingrami laps karjus mikrist, et Steelers suck ja kõik see, et Pittsburgh tegi tubli tööd, nii palju, kui ma lugesin selle kohta. Ja rahvast oli ikka väga palju käis läbi. 700 000 inimest vist Pittsburghis elab 300 000 inimest ja sa käis läbi 700 000. Aga nagu vaata seal Midwestis või seal kohas on lihtne, vaata kõik Ohio inimesed tulid kohale, vaata ja Phillies sõidab kohale jumala okeilt, et see ei ole, see on nagu hea asukoht, vaata pane mingi LA-sse raske, vaata, East Coast'isse on raske minna, vaata, sul rohkem East Coast'il on ju. Aga jah, see on nagu vinge üritus oli. Tahaks isegi minna, et ei tea, võib-olla kui ma millegi mõtlesin, et sest vahepeal see Baltimori tiimi president Sashi Brown ütles, et nad on NFL-ilt küsinud, et millalgi Baltimoris, ma korra mõtlesin, et pulli pärast nagu, et läheks elus esimest korda Baltimori drafti ajal hoopis, mitte hooaja jooksul. Ja see on tasuta. Jah. Aga muidugi, see on tasuta, aga see koha peaks midagi osta tahad, on robot kallis, aga kui sa sinna alale sisse tahad saada, siis sa maksad selle, aga hea lihtsalt jah, draft on siuke festival. Ja siis jah, lähme siit top 21 edasi, Hakeem Mesidor Chargersisse, mis on loogiline, pass rusher, see vana mees, 25-aastane. Malachi Lawrence oli siis see Tallase pikk, mille nad said, või liikusid siis 2 või 3 piki võrra tagasi, väike reach, räägime sellest hiljem. Casey Concepcion, see dünaamiline receiver läks Clevelandi ja siis 25 korra võib-olla peatuma, Chicago Bears võttis Dillon Tienemani ära, keegi ei arvanud, et ta 25 alles on Kevin Byardi asendus ja võib-olla kõige otsesem komp ka on noor Kevin Byard, et minu arust ideaalne pikk Dillon Tienemani. Ja kui me mock drafti tegime, ma tahtsin räigelt Bearsile safety't panna, aga selleks hetkeks polnud vaata enam, et neil oli suur vajadus seal safety peal ka ja see on väga hea playmaker secondary'sse vaata. Absoluutselt ja paneb katuse peale, et see Chicago on olukorras, kus nad sisuliselt mängid. Minnesota peab Chicago versiooni Harrison Smithist nägema 2 korda aastas. ja, õige, tõsi. Ja siis nad võtsid tsentri ka teises raundis, tsentrid läksid päris kiiresti teises raundis ära, et Ravensi general manager. Ja Kallaste teeb eriti hästi, jah. Kuna neil oli vajadus, et neil oligi, et Costa ütles päris otse välja, et neil oli Logan Jones ja Jake Slaughter ja nad ei arvanud, et mõlemad lähevad teises, et järjest läksid ära. Siis siin esimese raundi lõpus on väga palju treide, ühesõnaga järjest läksid siis Texansisse guard, Keelan Rutledge, Miamisse läks Chris Johnson, see cornerback, kes meile ja kõigile teistele ka meeldis. Patriots liikus seal natuke edasi, Buffalo lihtsalt järjest treidis tagasi, 3 trade down oli vist first down'i lõpus. Patriots võttis Caleb Lomo, offensive tackle'i, Chiefs võttis siis Peter Woodsi, mis on lahe pikk. Jets raundi lõpus on Mark Cooper, Tennessee tuli sealt Buffalo asemel üles, võttis Keldrick Falki, kes on ka lahe pikk tegelikult või potentsiaalikas. Ja Superbowli võitja Seattle Seahawks tegi siis Kansas City't ja võttis running back Jadarian Price'i 32 pikiga. Ma ei tea, miks me selle üle mõtlesime nagu. Ott. Ei no me olime nagu, et nad ei tee. See oli põhipikk mingi jaanuarikuus saadik tegelikult ja kui nad alles jäävad, vaata. Kui Kenneth Walker ära läks, see oli, et okei, nad draftivad ühe. Ja see oli, et ei drafti, kuidas see võimalik. Jaden Pierce, kes on back-up iseenda meeskonnas, kuidas saab esimese raundi pikkel, mis oli 3. korda vist, kus meeskonnakaaslased läksid ühes draftis, et see Felix ja McFadden olid samas meeskonnas vist. Ja Felix Jones ja Oklahomast ja kas Lendale White ja Bush või? Ja nad ei läinud samal aastal vist. Jah, nad ei läinud sama aasta. Ja, aga seal oli 2 tükki veel, tegelikult me peaks teadma, need olid enam-vähem see Madden oli 8. Need olid täpselt see ajasta ja ma mõtlesin, et kurat jah, need jooks läbi ka, aga ühesõnaga. Ja siis tegelikult võib-olla kui me siin pikendame lihtsalt teist raundi ka, siis kui ma ei eksi, siis Texans võttis ju kohe seal teise raundi algus Caden McDonaldi ka üles, mis on nagu eriti jõhker koos Caden Rutledge'iga, et nad said kaardi ja potentsiaalselt parimad defensive tackle'i siit, sa rääkisid Colton Hoodist seal, Buffalo, kes treidis downi 3 korda ja said ikka TJ Parkeri, kelle nad tõenäoliselt oleks 26. peal võtnud. Ja siis jah, need teise raundi algus seal Denzel Boston receiver ja Arm Mason Thomas läks Chiefs võttis ainult kaitsemängijaid. Ja kes see veel ei kujuta ette jah. Ravens võttis Zion Youngi, lahe mängija, Avion Terrell läks Atlantasse, mis on tore. See oli lahe vingi, et läks oma vennaga koos mängima, vaata. Just, ja siin jah, teises raundis, ma ei tea, Eli Stowers võib-olla väärib mainimist, Emmanuel McNeil Warren jah, langes Clevelandi päris kaugele ja siis jah, Jake Slaughter center ja aga jah, siin ma ei tea, kas kella juures sa siin peatuda see lõpp läks huvitavaks sellepärast, et kui me vaatame siin viimasel siis
26. pikist 1, 2, 3, 4, 5, 6 pikki 7 treiditi ära. Ehk siis ja Pahvala, nagu sa ütlesid, treidis 3 korda tagasi. Aga see tundus natuke draft, kus meeskondadel olid hästi erinevad peakboard'id, neil oli hästi erinevad väärtused pandud mängijatele ja sa nägid vaata, et nagu, kuule, mul on see vend nii suure väärtusega veel olemas, et ma lähen üles, treidin natukene ja toon selle venna ära ja tundus ka natuke, et nad võtavad rohkem niidipõhiselt, mis vajadused neil meeskonnas olid, vaata. Et ja mis nagu, ma saan aru, kui sul ei ole vaata blue chip talenti, vaata. Et kui sul on sellised väga head solid starterid, võtta siis positsioonilt, mis sind aitab ka, vaata. Kui sul istub mingi, ma ei tea, võtame Kevin Tibito, kes on nagu solid starter real pool, aga kui see vend istub sul 3 aastat pingi peal, nagu suure tõenäosusega tõesti tule mingid eliitmängid nii, vaata, siis võtta juba kuskile positsioonile, vaata. Et, ja mulle iseenesest Keelan Rutledge'i nimi tuli sisse siin viimase 2 nädala jooksul. Dane Brugler push'is teda hästi palju. Ja Schrager lükkas vaata oma esimesse mokki aprilli alguses, et ta läheb esimeses raundis, kõik olid nagu mida vittu. Siis keegi oli talle väidetavalt sõnumi saadud, et kuule, miks sa selle sinna panid, kuule, ta on meil nii kõrgele, et kuule, loll ole. Aga Patriots, välja arvatud sellele, et su peatreenil on huvitavad situatsioonid käivas ja kuule, mis sa arvad, ma tahan kohe rääkida Patriots draftist ka, aga kui sul on tõenäoliselt, et Rabel üldse ära läheb seal? Tead, see nagu, siis kui see välja tuli ja selles mõttes nagu, see kõlab nagu väga suur siuke ülepuhumine, aga see kõlab nagu seal on midagi suuremat veel taga, sest see ongi see, et Vrabel ju tõmbas täiesti mingi nagu seal, day 3 ta ei olnud tiimiga, kuigi väidetavad ikkagi vist sõnumite kaudu oli. Aga väidetavad siis Schrager uuesti ütles, et ei, ma see oli vale report, sorry. Jällegi ütles talle midagi. See on väga kahtlane olukord, kus mulle ka ja siis tuli mingid sosinad välja, mis ilmselgelt ei ole nagu võib-olla kõige nagu tõelisemad, aga et midagi seal kaalutakse ja vaadatakse, et ma arvan, et me kuuleme sellest olukorrast veel kahjuks või õnneks. Ja siis Diana Rossini on absoluutselt kõik sotsiaalmeedia ära kustutanud. Teda ristitakse elusalt praegu põhimõtteliselt, nagu, mitte päriselt, aga saate aru, mis ma mõtlen küll. Mis on nagu ka ebaaus natukene, nagu kuskil oli see argument nagu Rabel ja see pool peaks ka natukene nagu, või noh. Jaa, see on jah. Aga kes see kasu sai, oli Rossini arvatavasti. Nagu vaatad, nagu karjääriredeli arvatavasti aina. Kuni praeguseni. Chris Simsi ja see paganama Florio, kui sa viisid otsiks see klipp üles, see on päris naljakas, sest Chris Sims hakkas järsku latrama, et kuule, ja ma olen varasemalt tundnud oma sõpradelt, sest tal on päris palju nagu coachidest sõpru, vaata kõik Shanahani poisid ja kõik sõprad, vaata. Et nende naised on ammu rääkinud sellest juba, et see on avalik asi. Florio tuleb vahele. Hey, Chris, we don't have to talk about that. We don't have to talk about it right now. Ja siis NBC mingi paar päeva hiljem kuulutab välja, et Mike Tomlin liitub nende selle stuudioga ja Chris Sims on läinud. Nagu seal on nagu, ja ükski reporter, kes nagu, siuke mingi national reporter, keegi ei räägi sellest Rossini olukorrast, see on väga siuke miiniväli praegu, et seal peab midagi rohkem taga olema või siis lihtsalt keegi ei julge seda kommenteerida või mis iganes. See hästi, hästi kahtlane olukord, ma ei mäleta, millal selline nagu viimati oli. Ja see võib lõpetagi, ja see report oli see, et nagu Mike Tomlin läheb peatreenis, kui Vrabel lahti. Või ta resignid ise, vaata. Seal võib olla lihtsalt see mainekahju või mingi Ime Udoka jah, et lihtsalt see mainekahju New Englandi franchise'il on nii suur, et Vrabel peab, et ma arvan, et see ei jõua sinna, et nad pigem ilmselt. See on nii kurb. See oleks nagu tõesti kahju lihtsalt sellepärast, et oota, kas see on Calais Campbell läheb Ravensisse või? Kallast oli nii kohe distracted, kui keegi läheb. Ei, mul oli lihtsalt ESPN lahti siin kõrval, järsku oli, et Calais Campbell, aga jah, ühesõnaga, klauni ka palun. Aga jah, see Vrabeli asi oleks nagu eriti, et ma arvan, et nad tahavad praegu lihtsalt pea liiva alla toppida mingi 6 või 8 ja et oodata, et las storm möödub selles mõttes, et tundub küll. Et Vrabeli poolt jälle, see on moraalne kuritegu, et aga me ei tea, mis seal taga on, eks ju. Me ei tea, väidetavalt on see 6 aastat kestnud juba või mis iganes. No pildid, mis iganes asjad olid jah, et okei, Rossini on ajakirjanik, see on hägunala, väga hägunala. Aga Vrabel ju ei eksinud mingi seaduse vastu või täpselt nagu NFL-il on NFL ei saa mitte midagi, NFL vist isegi ütles, et nad ei uuri seda, mis on nagu aus ka, see ei ole nagu peredraama ju, see on vahet ei ole, et pigem jah, The Athletic või New York Times siis nagu tegi enda uurimise, et lihtsalt jah, seal näha oli, et Rossinid ja Vrabelid, ma ei tea, kas nad koordineerisid oma neid statemente või ei, aga see, mis nad alguses ütlesid, selgelt ei olnud tõsi, sest mõlemad said ilgelt sisse selle eest. Ja, aga siis drafti juurde tagasi tulles on ju, Patriotsis on ju, nad draftisid Caleb Loomu
üks parimaid puhtaid left tackle'id, ta oli siis Spencer Fanoga meeskonnakaaslane, ta oli Loomu oli vasakul ja Spencer Fano oli paremal siis on ju. Ja lihtsalt see on huvitav lükke, esiteks nad treidisid ülesse paar kohta, et ta ära tuua sealt, et nad Patriots on küll Superbowli lõpust saadik kaitsnud, mis ta nimi on? Jah, Will Campbellit on ju, et ta on tackle ja kõik asjad, aga see Loomu mängib ainult tacklit ja pigem left tacklit, kus on Will Campbell on ju. Potentsiaal on see, et üks nendest läheb paremale poole, tegelikult nad lasevad hoopis selle Morgan Mosese lahti vaata. Mis tõenäoliselt on kas see aasta või järgmine aasta, et Moses tegelikult lekkis ka päris palju ja Superbowl lihtsalt me ei rääkinud sellest, kuna Will Campbell lekkis rohkem. Täpselt, et see keelab Loomu lihtsalt, ma pigem eeldaks, et nad paneksid, proovivad Loomu ja Campbelli kõrvuti vasakule panna ja panna see, kes Rutledge oli või kes teil see left guard vaata? Wilson või? Ja Wilson Georgiast jah, et võib-olla tema siis sentri peale panna on ja, et see oleks, kuule, kui sa hitid selle 2 aastaga teed tervel vasaku poole ründelinis paika mitmeks aastaks, kuule, super töö. Et minu eest Loomu pikk mulle räigelt meeldib, aga lihtsalt see on väike vihje sellele, et keegi on nagu odd man out, eriti kui Morgan Moses jätta alles ja oota, kas tegelikult Michael Ovunu ei küsinud ka minu meelest hold out'i või kas ta ei olnud küsinud ka raha juurde isegi? Ma just mingit reporti just nägin. Temal oli ka, kas Wilsoniga, see oli see Jared Wilson, eks ju, kas temal oli see Jared Wilson, nad tõid Vera Tuckeri ka ju sisse. Ja Vera Tucker läheb arvata. Ma just mõtlesin, kes seal, jah, sest Vera Tucker mängib ju mõlemad kaardi ja tsentrid põhimõtteliselt ka, et aga Jared Wilson ju tuli tsentrina, nii et Wilson ilmselt on tsenter, Vera Tucker on siis left guard. Pigem ja siis pigem kumbki läheb paremale ja võib-olla alustab Loomu parema siis ikkagi võib-olla vähe. Keegi neist nimedest jääb pingile, kui Morgan Moses lahti ei lasta. Jah, et see võib-olla tõesti. Et lihtsalt see on huvitav olukord, kuidas Patriots on teinud, aga samas nagu talenti on, nagu see on pigem hea probleem, kui sul on vaja neid nagu sinna juglida. Milline offensive lineman pingile jääb on üsna hea küsimus. Jah, kui see on see, et nagu kurat 2 alustavat on nagu jumal küll. Kurat, meil on liiga palju tackleid, ei öelnud mitte keegi. See vist NFL-is mitte kellegi on seda probleemi, on ju. Et jah, selle koha pealt, et vinge. Aga siin jah, raundi lõpus ma isegi ei teagi, keda nagu rohkem. Kendrick Falk on natuke küsitav pikk. Aga 31 peal samas, Malachi Lawrence ju tegelikult, et oleks sa need flippinud, võib-olla näeks parem välja, aga jah, Falk on natuke toores lihtsalt, aga ta on noor ka. Jah, tal on Simmonsi, Jermon Johnsoni kõrval saab õppida päris korralikult vaata, et nagu Robert Sala. Et see on nagu, ma saan aru sellest lükkes täiesti. Ja seal ongi see, et kui Jermaine Johnson on nagu see puhas pass rush, siis Kendrick Falki tugevus on run defense põhimõtteliselt, et sul on nagu ühte sellist venda vaja teisele poole ka. See on see big defense vend, vaata. Nagu see on see nagu power defense. Mis tegelikult on nagu loogiline, et see Falk on ju 275 poundi vist, kui ma eksin. Jah, ja meil on veits aega ka, siis võib korras Chiefsist ka rääkida, et Chiefs võttis Peter Woodsi, kes on siis paberi peale hetkel on Chris Jones asendus siis. Pikas perspektiivis, aga week 1 nad saavad koos jooksu vastu võib-olla kõige parem pole, aga nad saavad koos väljakule panna küll. Jah, nad näevad head välja, kui nad pussivad maha tulevad. Ja Mansour Delaney lükkast, ma saan aru, nagu võib-olla kui sa tahad nagu blue chipist rääkida, Mansour Delaney'l oli väga teip ja pluss ta mängib väga väärtuslikku positsiooni, vaata. Lihtsalt see oligi nagu selles mõttes võib-olla üllatav, või mitte üllatav, aga me ju rääkisime ka, et Spags leiab mingi 5. raundist cornerid ja Chiefs tegelikult treidis veel top 10 üles ühe korra, et Mansour Delaney saada, et sellest näitab, mis nad arvavad Mansour Delaney'st, et ta oli selgelt cornerback 1, eriti arvestades Jermaud McCoy langes Raider, siis mis see siis oli lõpuks 4. raund või? 4. raundi esimene pikk, oli Jermaud McCoy, keda räägiti, et pärast Pro Date, kui ta jooksis selle ülikiire Fortis, räägiti, et kumb esimesele läheb, kas Delaney või Jermaud McCoy ja McCoy läks 4 raundi hiljem. Et Chiefsist ütles, kui sa vaatad Chiefsi rosterit, ma ei mõistaks üldse, kui Chiefs on mingi 6 võidu meeskond jälle. Võib-olla see reach praegu öelda, aga kui seal meeskonnas on auke nagu väga palju. Meil on Mansour Delaney alustab rukkina, Peter Woods, suur tõenäosusega on üks põhivendi kaitselilinis rukkina. Mason Thomas, nende 2. raundi pikk defensive end Oklahomast, arvatavasti alustab, vaata. Vaid see R seal, R lihtsalt lambis pandud. See ei tähenda midagi. Ja me ei rääkinud sellest kordagi siin nagu podcastis ka, et see lihtsalt Mason Thomas, et küll see R, see ei tähenda midagi. Ta lihtsalt pani selle, see on lahedam välja. Seal on üks R, suur täht R, tühik, Mason. Jah.
ei mingi asi on ju, aga need on 3 rookid, kes peavad sul juba esimesel aastal nagu kaitses aitama, ründeliin on ikka auklik neil tegelikult, et nagu receiver'i koha peal. Jah, et nagu running back on Walker läks sinna, peaks okei olema. No see on okei. Mahomes tuleb igas, ma arvan, Mahomes on week 1 good to go. Nad muidugi võtsid ikka 7. raundis Garrett Nussmeier, on ju. Kuule, räägides rookie quarterbackidest, kes week 1 starter on Nussmeieril, võib-olla kõige parem võimalus praegu. Võib-olla tõesti, see oligi nii naljaks, et Andy Reid vist, vaata see kõne, mis nad tegid, ja Andy Reid ütles, et tule liitu NFL-i parima QB ruumi, kes on nagu, et aga Mahomes on Mahomes. Ja tõsi, et Chiefsi koha pealt, tegelikult Chiefsil on neid auke päris palju, et nagu võib-olla jällegi 2022 nad hittisid oma draftiga igas roundis, et nagu ja sa paugutasid Superbowli võiduni välja sellega vaata, et see ei ole 3 Superbowli järjest vaata. Jah, no 2 järjest. No jah, te käisid 3 taga. Jah, kokku siis jah, et see siuke see on üks asi, millest pole piisavalt räägitud. Chiefsil ei ole hea meeskond praegu paberi peal. Chiefsil sõltub väga palju, sest näiteks see ka vaata, nad võtsid eelmine aasta Josh Simmonsi, kes oli ju, vaata, tal oli mingi veider case hooaja lõpus, kus ta ei mänginud, et tundub, et kuna nad ei lisanud mitte kedagi ründeliini see off-season, Jalen Moore on ikkagi right tackle'i koha pealt, või okei, mingid late routerid olid või UDFA-d, aga kui nende ründeliin püsib, ma arvan, siis sellel tiimil on nagu võimalust, aga me oleme näinud seal viimase paari aasta jooksul, et see ründeliin ei kipu püsima, eriti Kansas City's terve või väljakul, mis iganes põhjustel siis. Ja no see secondary on küsimus, nad kaotasid mõlemad startingud cornerid, no ta lein on olemas, aga me oleme näinud ennegi, kuidas rookie cornerid põlevad. Sa ei saa eeldada, et top 6 pikk kohe tuleb ja mängib nagu top 6 pikk. Ja eriti sellest lihtsalt see on lihtsalt siuke asi, minu meelest on liiga vähe räägitud sellest. Mõnes podcastis ma kuulen, seda on välja ka toodud, aga nagu minu meelest, kui sa vaatad lihtsalt paberi peal otsa sellele, siis ei tundu ahvatlevama. Ja division on ju ka tugev, selles mõttes Denver oli ju poolfinaalis, Chargers oli parem kui Chiefs eelmine aasta ja ega Raiders ka, mis iganes, võtame korra Raidersi drafti ette, kui me juba siin tegelikult oleme, et Mendoza oli number 1 pikk, see kahjuks me võib-olla ei räägi sellest piisavalt, aga see on number 1 pikki probleem, kui sa oled selge number 1, ja siis Trayden Stukes läks teise raundi algus safety, keda nagu ei nähtud seal, eriti arvest McNeil Warren oli täiesti saadaval. Kayron Crawford, Trey Zoon, siis oli Jermod McCoy, kes sõltub, mis ta mängib, kui kaua ta mängib, aga võib-olla cornerback 1 seal tiimis. Mike Washington, see suur elajas running back ja siis oli veel nagu natukene juurde, et Raiders on puhtalt sellepärast võitjad, nad said QB, aga minu arust nad tegid nagu draftis ka päris okeid tööd, lihtsalt see ründeliini küsimus ikkagi püsib natukene mul seal. Jaa, aga õnneks nad tõid sisse Lindenbaumi ja kõik ütlevad, Colton Miller on tagasi ja kui terve ta on nagu. Ja ta ei ole kunagi terve. Ja täpselt, et see, aga Raiders on nagu heas positsioonis täpselt sellepärast, eelmine aasta, nad on viimase paari aastaga talenti sisse toonud küll okeilt ja nad leidsid quarterbacki võib-olla. See on kõige tähtsam, et seda on tõesti vaadata, võib-olla natuke üllatav oli see, et nad ei toonud ühtegi receiverit, et näiteks, või okei, Malik Benson seal lõpus oli, aga Elijah Serrat oli näiteks saadaval vaata Indianast, et oleks saanud Mendozaga kaasa tuua ja Serrat püsis päris pikalt seal, et lihtsalt jah, et Brock Bowers on küll number 1, aga suur wide receiver number 1 on Trey Tucker või Jack Besh põhimõtteliselt, et see vajab tööd. Aga rääkides quarterback, siis me peame korra mainima sellega ära, mis praegu just siin eile juhtus või välja tuli, et nagu see, mis sest et draft on ruugi läbi olla praegu. Draft sai küll läbi, aga meil on potentsiaalselt üks päris talendikas noor quarterback NFL-i veel tulemas siin juulikuus. Et NFL-i saavad siuke asi nagu supplemental draft, mis NFL iga-aastaselt ei tee, sest et seda ei ole, lihtsalt ei ole inimesi, kes sinna, keda seal üldse valida, et siis see on mõeldud mängijatele, kes siis kevadel millegi pärast ei saa enam ülikoolis mängida, mis iganes põhjusel, mis juhtus, jäid kanepiga vahele vanasti eriti veel, said illegaalse telefoni kuskil, mis iganes. Josh Gordon, Terrell Pryor on suured nimed, sellised nagu Chris Carter vanasti 80-ndatel, Bernie Kosar nagu Brownsi legendaarne quarterback, tead võib öelda küll Miami Hurricanesist, nagu tal oli seal off the field probleemid ja siis 85 aasta tuli esimese raundi pikina. Aga nüüd on uuesti üks off the field probleem tekkimas, on Brandon Sorsby, kes oleks järgmise aasta draftis praeguse seisuga esimese raundi pikk kindlasti, kui mitte mingi top 10 pikk, kes kellel oli väga-väga hea hooaeg Cincinnati's, ta pidi olema Texas Techi quarterback, ta oli number 1 transfer portali quarterback sellel off-seasonil nagu kolledži jalkas, ja siis tuli välja, et ta on üle 1000 erineva spordipanuse pannud Ameerika jalka peale, kaasa arvatud oma vana meeskonna peale, kui ta freshman oli, ta Indianas oli, siis ta panustas enda meeskonna peale ka, mis on nagu parem, kui panustada enda meeskonna vastu too, et nagu selle seegi respekt, aga
NCAA ehk siis ülikooli jalgpall on väga karmid nagu spordi panustamise reeglid, nagu ka NFL-il by the way. Et siin ei tõenäoliselt väga-väga suur, et ta ei saa ka enam ülikoolis mängida ja siis kõikide praeguste reeglite kohaselt ta peaks väga vabalt saama tulla NFL-i supplemental drafti. Aga nüüd on lihtsalt see küsimus, et kui ta mõistetakse süüdi ülikoolis, kas ka NFL võib talle vaata anda mingisuguse suspension, et kui antakse aastane suspension, siis ei ole nii ahvatlev enam, kuigi jällegi. Sest ma ei kujuta ette, et ta ei saa seda mingit suspensionit, eriti kui see on gambling, vaata. Või jah, täpselt, NFL ju on näidanud Calvin Ridley vaata näol, et. Just, et see ongi see, et nad ei saa nagu, et NCAA, ta gamblis NCAA, pole vahet, et tule NFL-i nüüd ju jah, Calvin Ridley ja kes. Aga jällegi, Terrell Pryor on ainuke, kes on saanud, sest Josh Gordon ei saanud tegelikult vaata. Et nagu, ja tegelikult siin ongi see küsimus ju, et selles supplemental draftis on vist lihtsalt see, et see nagu NFL teavitab, et need mängijad on saadaval, kas keegi tahab oma draft picki anda nende eest. Järgmise aasta oma. Just järgmise aasta oma, et kui siin nüüd tekib olukord, me just enne rääkisime, et see samune Brendan Sorsby on saadaval, Pittsburgh viskab mingi, ma ei tea, mis on mingi teise või kolmanda raundi picki äkki, kui ta on suspended ja nad saavad potentsiaalselt tüübi, kes järgmine aasta on tugev QB draft, kõik see jutt, aga nagu Sorsby oleks olnud selles vestluses. Ja, et nagu nüüd ongi just meeskonnad, kes arvavad, et ma ütleme, et ta ongi supplemental draftis on ju, see käib ka niimoodi, et sa lihtsalt annad NFL-ile teada, mis raundi piki sa annaksid. Et nagu, ja sa ei tea, mis teised panustavad, eks see on siis blind audition on ju, eks siis kui mingi meeskond, kes ei oota nüüd mingi top 10 pikki ilmtingimata, võib vabalt oma esimese raundi pikki isegi lükata sinna sisse, et nad tahavad kindlalt saada, sest et NFL-i meeskondadel on olemas scouting reportid juba taast, usu mind, kui ta läheb supplemental drafti, oi, kuradi juba Cincinnati on järsku kohal väga palju NFL-i scoute. Et nagu, ta integreerib nimi vaata. Oota, kes see viimane supplemental draft, see oli see corner või? See, kelle Giants võttis? Ei, mitte Banks, vaid see, kes... Jah, Sam Beal, kes ära... surnud vist oli või? Jaa, ta vist suri, jah. Ja vist mingi aeg rääkisime sellest ju, ma vaatan korra. Sam Beal oli küll, vist oli viimane. Jaa, ta kadus ära ja siis... Jaa, tal oli väga jamad off the field jamad ka, et see... ta on kadunud siiani. Ta on kadunud, ja ta oli kadunud väga pika asjad, nad ei tea, kus ta on, jah. Ta kadus eelmise aasta juulis ära ja ta on siiani pole leitud. No jah. Okay. Kahju, aga jah, nagu supplemental drafti, seal on alati see risk, et nagu, et see on põhjus, miks sa oled seal, vaata. Jah, seal on põhjus, et isegi kui me ei taha nagu, või naerame siin praegu, et kanepi eest või isegi nagu gambling ei tundu, vaata tõsine asi, siis lihtsalt NFL suur organisatsioon peab seda tõsiselt võtma. Jaa, et lihtsalt see on üks nimi, mis siin, see on üks teema, millest me saame juuli keskel enda tavaliselt supplemental draft, sellest saame rääkida veel. Jep. Vaatame korra veel mõned mingid tugevamad draftid siin üle, ma ei tea, me Tallast korra mainisime lihtsalt sellepärast Caleb Downs, aga nad kohe tegid nagu järgi selle Malachi Lawrence'i, mis võib-olla ei oleks nii hea välja näinud, kui see poleks trade down pick olnud, et nad õnneks said natuke juurde ja siis nad võtsid ühe edge rusheri, nad võtsid ründeliini abi, cornerisse, defensive line'i ja võtsid ühe receiveri ka, et Tallas on, neil oli 3-4. Plus Steve Wintersi treidisid. Steve Wintersi treid ka, et kui sa võtad Cowboysi kaitse depth chart'i, et võrreldes eelmise aasta week 1-ga, siis see aasta week 1 peaks on päris palju tugevam. Plus, kes see corner neil on, see interception'i kuningas paar aastat tagasi? Daron Bland ka, peaks terve olema nüüd vaata, et nagu Tiiks on küll läinud, aga Tiiks on vaba käinud minu meelest veel ju, saab tagasi tulla. Kuigi mulle tundub, et seal oli mingi asi, et see üsna kindel, et see on Green Bay. Okay, et läheb sinna ikkagi tagasi, aga Malachi Lawrence'il on see asi, et tal on nagu Malachi Lawrence on natuke sarnane, mis oli JPP, aga sellest on juba, ma ei tea, 2010 aasta draftist, aga ta on siuke, tal on kõik füüsilised näited olemas ja ma olen kuulnud nagu Chris Longile räigelt meeldis ta. Ma kuulasin ta podcast, ta on päris mingi podcast mu meelest, et talle räigelt meeldis ta, et kui sa saad ta nüüd õigesse coaching usse, siis ta potentsiaal on olla siuke pro bowl tasemel defensive end, aga jällegi potential will get you fired lõppude lõpuks ka nagu statistiliselt lihtsalt, Jerry Jones'i mitte, nii et see on okei valik. Jerry't ei fire'i keegi, kui mitte just see Father Time is undefeated on ju. See, kes meid kõiki kunagi vallandab. Vikati mees vallandab meid kõiki. Ja pluss seal Tallases on see,
tegelikult see general manager, kes neil kes ei saa kunagi süüdistada mitte ühegi valiku eest, kuigi nagu tema põhimõtteliselt teeb tegelikult, ma ei mäleta, mis ta nimi isegi on. Jah, täpselt sellepärast see on Jerry Jones. see, kes tegelikult nagu drafti ja kõike korraldab seal, tegelikult, aga ei, no Jerry teeb. Ma ei tea, mõni tiim veel, Philly oli. Me rääkisime Eaglesist juba, aga me räägime sellest Uraar Bernardist ka natukene. Ehk siis 6. raundis, 7. raundis Eagles tegi jälle seda, mis nad tegid 28 aastat äkki või. Võtsid siis venna, kes ei olnud mitte kunagi Ameerika jalgpalli mänginud, Nigeeria defensive tackle'i, kellel oli ajalooliselt hea füüsilise näitajad, see kiirus, mis ta jooks, ta on nagu kombaini näitajad olid sama head kui Miles Garrettil, aga production'it on 0 Miles Garrettil. Reaalselt 0. Mind ise paneb ka, tal lateral quickness ei ole üldse hea tegelikult. Jah, see ongi, et ta on 300 poundi ja ta jookseb kiiresti, aga see ongi see küsimus. Otse. Kui palju sa pead tegelikult liikuma otse on ju väljakul, et täisprojekt, aga vinge lugu aga lihtsalt tõenäoliselt see, kui sa Eagles ühe korra oled hittinud, teist korda sa ei hiti, vaata. aga muidu Eaglesil Malaki Lemonist rääkisime ja Eli Stowersist rääkisime ka, vaata, et muidu hea draft. Absoluutselt, et see Uar Bernard, jah, see on see Ossi Omeniora programm või ta ju vaata seal Aafrika poolel tegutseb hästi palju, et leiti üles siuke tüüp, mis jälle huvitav lihtsalt silma peal hoida, eriti kuna me teame seda Jordan Mailata ajalugu, aga Uar Bernard on praegu defensive tackle'ina vist kirjas, kui ma eksi. Jah, täpselt, mis positsiooni ka ta mängib tegelikult, vaata. Kuidas siuke kiire on ja siuke suurusega, võtta lasta natukene, tal on vist 6% body fat'i niikuinii, et nagu kaotab natukene lihast ja las mängib 280 defensive end, vaata. Ja või võtab 20 poundi juurde ja mängib defensive tackle. Jah, 3% body fat'ina on ja nagu mingi see vend on mingi vend, üks strongmanidest rääkis, et nagu füüsiliselt ei ole ühtegi halba asja, kui sa Nigeeriast pärit oled, nagu see on kõik asjad geneetiliselt lihtsalt paremad nagu. Jah, reaalselt. It doesn't hurt on ju, et nagu, aga muidugi poiss on 100% ka nagu geneetiline, aga ta on ka vaeva näinud see viimased aastad või kaua ta on olnud igatahes, et nagu müts maha. Päris niimoodi ei sünni ikka nagu ta on ka ja arvestades, et ta on kõvasti seal tööd teinud, et teda märgati korvpalli mängides üldse tegelikult, et huvitav lihtsalt see Aafrika. Ma tängi see, vaata, kossus on pikkus nii oluline, sest ta ei ole nii pikk, et kuule, proovi võtti, siis vaata, see on natuke lihtsam võib-olla, füüsiline ikka. Mis sa Ravensi draftist arvasid muidu? Huvitav, Vega Joane arvata oli, kuigi Ruben Payne oli saadaval, aga tõenäoliselt lihtsalt see, et Zion Young teises raundis saadi. Aga kui ma oleks võtnud muidu? Eriti nüüd, kui Zion Young teisest tuli, siis ma arvan, et Joane, lihtsalt sellepärast, et nagu Jesse Minter leiab pass rushi, ehitame Lamari ette müüri on, ma arvan, prioriteet number 1. Aga jah, pärast seda, 3. raundis võtsid Jacoby Lane'i. Ja kes see on, kuule, ma ausalt väga palju ei tea. Austes ma ka ei teadnud, aga ta on jump ball lahedate catch'ide tüüp, ütleme Drake Londoni comparison on väga lihtne, Drake London oli palju parem mängija, separator, aga siuke one-handed catch'id, red zone, deep threat, siuke vend. Nagu puhas X väljakul, jah? Jah, puhas suur 6-4 ja liigub kiiresti, aga ei separate'i ja siis järgmine 4. raundis võtsid Elijah Serrati, see meeldis mulle palju rohkem, aga ju siis oli nii. 5. raundis 4 pikki, nad liikusid natukene seal ringi, et tight end, corner, veel üks tight end, nad võtsid jälle 2 tight endi korraga, omanik Steve Bishotti valis running back'i seal, see oli tore lugu. Ja Pantheri võtsid ka, kuna Jordan Stouti ometigi läks ka New Yorki. Et suures pildis ma olen rahul, eriti seal off-seasoniga lõpuks, et Max Crosby asemel nad said Ray Hendricksoni ja Vega Joane ja oma järgmise aasta first round piki, eks ju, kui niimoodi võtta. Et see tiim näeb hea välja, aga lihtsalt jah, võib-olla need receiver'i pikid, see Jacoby Lane'i pikk oli kõige üllatavam ja see, et nad tsentriga välja ei saanud sealt, aga muidu ma olen täitsa rahul. Okei, üks meeskond ka, Coltsist võiks korra mainida, sest me pole Coltsist siin viimase 6 jooksul rääkinud, sest neil pole esimese raundi pikki, aga nad said teises raundis, nad said CJ Alleni 53. pikkinja, kes paljude arvates oli esimese raundi linebacker ja neil on suur auk linebackeri koha peale, sest nad võtsid veel 4. raundis veel Bruce Bocchetteri Oregonist, et ka väga solid potentsiaalikas linebacker, et aitasid kohe sealt ja siis mulle räägid, meil Jalen Farmeri pikk 4. raundis tegelikult, et ma Giantsi fännina me kuulsime nagu teine võib-olla varaga 3. raundis oleks idekas pikk olnud nagu Ohio, Kentuckis, siis oli tacklit mängis, kui ma eksi, ja nüüd peaks interior row line olema, et nagu see on hea nimi. Ja 3. raundi pikk AJ Halsey ka, safety LSU'st, et temast räägiti ka palju, et siuke potentsiaaliks, et eriti kuna nad safety'd libisesid, siis vahepeal oli see, et Halsey võis isegi kõrgemale. Eks nad võtsid 1, 2, 3, 4, jah, Farmer ründas, aga 1, 2, 3, 4, 5, esimesed 6 pikist 5 oli kaitsesse, vaata nagu, jah, oota, kes see on coach nüüd?
Steichen ikka, jah. Steichen on alles ja kas see kaitse, kas Brady läks ära? Läks ära, kaitsekoordinaator. Kas... Captain Lou on Aroma. Jah, Lou läks sinna, okei. Offensive coordinator Jim Bob Cooter. Kuhu see Steichen on vähemalt ründekoordinaator, see on süda rahul, on jah. See on nagu Adam Nagy või see Matt Nagy. Aga jah, ma ei tea, vaatame korras nagu teiselt poolt ka, et me korra mainisin, need kaotajad nii-öelda, me ei tea. Mine tagasi 2012 drafti vist Seahawks'i draftile pandi F, kus ta võtsid Russell Wilsoni ja Shermanid ja siuksed. Jah, Earl Thomas oli vist. Earl Thomas oli ka, jah. Et ühesõnaga me ei tea kunagi, aga praegu pigem vist on see, et ma ei tea, kas sa märkasid ka, et umbes sotsiaalmeedias hakati arutama seda consensus board versus nagu drafti valikud. Aga kui me võtame puhtalt konsensuse järgi, siis Sean Stribling oli üks suuremaid reach'e, kes 49ers siis teise raundi esimese pikina receiveri võttis Old Missist ja üldse võib-olla Ninersi draft jäi natukene nagu, ma ei tea, lahjaks, kui niimoodi suures pildis vaadata, et nad said ühe edge'i juurde, running back'i, Shanahan ikka ühe võtab alati ja siis lisasid liinidesse natukene ühe corner'i, ühe linebackeri ja 2 tacklit tegelikult, eriti Trent Williamsi extensioniga ka. Lihtsalt jah, võib-olla natukene üllatav oli, et tavaliselt kui esimene round läbi saab ja San Francisco oli siis teise raundi esimene pikk, siis tavaliselt mingi tiim kruvib enda mingeid ootusi või lootusi nii palju kõrgemale, et nad tulevad ja treidivad üles, ja siis Niners otsustas seal võtta Striblingu, kellel on potentsiaali, aga Denzel Boston näiteks oli saadaval ja kõik see, et ju siis San Francisco pidas seda mängijat õigeks ja seda tulemas. John Lynch'i pressikul küsiti otse tagasi välja, et nagu sa oled siin aastast sa oled võtnud mängijaid, kes ei ole konsensus boardil nagu selles kohas, kus te neid võtate, mis on tundunud reach'i nagu Romela Height näiteks Texas Techist. Et mis sa ütled selle peale ja siis põhimõtteliselt hakkas naerma, ta dismissis selle põhimõtteliselt ära, aga lihtsalt see nii otse küsiti nagu on naljakas. See Grant Cohn, see reporter, see ikka särab, ta minu arust küsis, kas te ei küsinud mitte pärast seda play-off'i kaotust ka mingi, ma ei mäleta, mingi ülihaige, ta paneb päris toorelt, aga ta teeb oma tööd. Nagu fair küsimus tegelikult. Tegelikult peakski küsima neid asju. Ja nagu see peab olema mingi, ma tahan oma relationship hoida või midagi sellest, nagu mingil määral sa pead journalist, ajakirjandus ka tegema, ajakirjanikuna Aine Kallaste teeb hästi seda. Ideaalses maailmas võiks, Ja täpselt, ideaalne maailma jälle. Janniga rääkisin ka natukene, sest tal täna ei olnud võimalust tulla, aga muidu oleks tahtnud pointi ka kuulda 49ersist, sest et tegelikult kui sa vaatad nagu põhjus, miks nad on siin viimastel jalgadel selle mitte Dynastiga, vaid selle play-off run'idega, mis tal on olnud kahe Superbowli käinud, et nagu see viimaste aastate draftid ei ole nii head olnud aga Brock Purdy sai pihta No see vist aitab jah, et ma just ise mõtlesin ka üks päev, et Jan ka nagu confirmis selle, et see ongi see, et millal et need play-off run'id ja need Superbowli run'id olid ju ehitatud, McCaffrey, ta on eriline inimene, aga George Kittle'i peale, kes Kittle hakkab vaikselt juba vanaks jääma, ütleme nii, Debo Samueli peale, kes mängib, kes on üldse free agent praegu, Brandon Ayuki, keegi ei tea, kus ta on. Et seal ongi see, et nad ei ole suutnud asendada neid mängijad, Trent Williamsit nad ei ole, Williamsit ei pea asendama, Kittle'it ka ei pea asendama, aga sa nagu peaksid saama need tüübid järgi. Kõik need defensive tackle'id, Bucknerid, kes läksid ära, et nad proovisid või proovivad nende Michael Williamsitega, kes ei ole midagi teinud ja siuksed asjad, lihtsalt Niners on nagu võib-olla on lihtsalt õnne või mingi saatuse mängija ei olegi tabanud, aga nad ei ole lihtsalt tabanud neid pikke, mis tundub nagu kõige Ricky Bershallile võid isegi argumenti tuua, selle esimese raundi receiver on ja see on esimese raundi lõpus jällegi on et aga siin on ka ju viimase 2 draftiga, praeguse seisuga me ei tea jälle, mis sul juhtub ühe aastaga ei näita midagi, Michael Williamsil läks ACL ka, aga muidu siin Dominic Booney vaata, ründeliin on okei olnud, Ronaldo Green on olnud okei, aga mitte midagi teise raundi pikina kurat, ma ei tea, nagu Malik Mustafa on hea olnud, Malik Mustafa safety peal on päris okei olnud, et nagu ka siit tahapoole, Jair Brown, tal oli ainult 3. raundi pikk, ja muidugi, kui sa oled hea ka, sa draftid alati lõpus on ja ka, et see ei aita ka kaasa, vaata, aga ja nad treidisid ära ka neid pikkesi päris palju, vaata, Jake Moody võtsid muidugi 3. raundis ja Jair Brown oli kohe enne seda veel, et see ei aita ka. Me vist oleme maininud siin 3 safety't, me oleme sellest safety väärtusest ka vaata rääkinud, et sa pigem tahad hittida tackle'i või receiver'i või mis 22 draft on väga halb, 23 draft on väga halb olnud. Aga korra see on päris halb, 21 Trey Lance, Brock Purdy päästis. Brock Purdy päästis seal ikka päris palju, kui nüüd järgi vaadata, et selles mõttes Trey Lance vaevu on NFL-is.
oota, kus? Brock Purdy läks 22, peale, ma mõtlesin, olid samal aastal, oma loll. Neil joppas jah sellega, et nad järgmine aasta said tegema. Ja, et nagu siin, kui sa vaatad nagu, kes need see aastast 2020 vaata OS, kes need mängitest alles need meeskonnas ei ole enam vaata. Et see näitab ära, kui palju on teisi kontrakti vendasi vaata. Jep, sest Purdy ju ei võtnud Trey Lance'i tööd ära, ta võttis Jimmy G töö ära tegelikult põhimõtteliselt. Tegelikult küll, jah. Aga jah, lihtsalt Niners nagu Janni heaks ja Coviti heaks ja kõigi nende jaoks nagu loodaks, et San Francisco ikkagi nagu bouncib ülespoole, aga selles divisionis Seattle just võitis ja NFC poolfinaal või NFC finaal oli ju Rams ja Seahawks. Väidetavalt on see Shanahan, kes teeb neid otsuseid, kes pikitakse, et see ei ole Lynch on nagu rohkem, ta kindlasti teeb ka midagi, 100%, aga tundub, et Shanahanil on rohkem sõna selle koha pealt, mis coach'id lihtsalt kipuvad rohkem võtma mängijaid, keda nad tahavad ja kes sobivad nende süsteemi, vaata, mitte ilmtingimata parimaid mängid, mis on ka nagu valid point, sest et sa ei taha draftida coach'ile mängijad, kes talle ei meeldi, vaata. Ja see täpselt ongi, et kui see on Kyle Shanahan, siis, aga see jah, et kas Kyle Shanahan läheb liiga ülbelt, et see vend sobib mulle, vaata ja niimoodi ja siis tegelikult keegi peaks ju olema see sounding board, et kuule, et aga äkki ikkagi nagu ja siuke asi. Aga kui suured nagu kuumalt toolil nad tegelikult on? Ma ise just mõtlesin ka ükspäev selle peale, et kas John Lynch läheks ju enne kui Shanahan. Läheks või? Vist küll, sest kui Shanahan oleks vabagendi turul, ta oleks esimese päevaga oleks sannitud kuskile. 100%, ma täie austusega Jesse Minterile, aga ma võtaks Kyle Shanahan ikka üle tema, et see on see sama ju, vaata nagu see off-season rääksime, kui Mike Tomlin oleks tahtnud minna kuskile, vaata. Kui meeskond oleks lahti lastud oma praeguse treenerid saada teda potentsiaalselt, on ju. 100%. Aga teine, Jacksonville Jaguars on huvitav, sellest peab ka rääkima, sest et eelmine aasta nad tegid neile uus GM tuli veebruarikuus, vaata see, mis iganes ta nimi oli, sest et lasid ju selle kuradi vanal, Trent Polki lasti lahti lõpuks, on ju. James Gladstone on see. Gladstone ja siis ta tegi selle suure pomm treidi, et nad treidis üles, et võtta receiver / cornerback Travis Hunter, kes on nagu hea atleet, aga NFL-is läbi ajalooliselt või viimase 50 aasta jooksul modern eral ei ole toiminud, et üks mängija mängib 2 positsiooni. Ja top 5 cornerid, kes on valitud, on olnud ikkagi Patrick Petersonid ja Jalen Ramsid, mitte tüübid, kes mängivad 2 positsiooni. Ja või siis Jamar Chase'id receiverina, siuksed Julio Jones'id, et nad põhimõtteliselt maksid ju selle aasta esimese raundi piki, et võtta Travis Hunter, et võtta generatsioonile, et ta muudab meie organisatsiooni. Ma saan selling pointi aru, aga kurat, see on ikka päris kõrge mis väärt, eriti GM-i poolt, kui see on su esimene pikk üldse. Parker Washington ja Jacoby Myers muutsid seda organisatsiooni rohkem, aga pigem rohkem, see oligi see, et eelmine aasta oli nagu arusaadav, et Gladstone tuli vaata Ramsist, siuke nagu home run hitter, et okei, Hunterid, keegi ei näinud ette ka mida iganes. Aga see aasta tõesti, võib-olla kõige üllatavam pikk see aasta draftis oli see Nate Borkischer, kelle nad võtsid teise raundi lõpus, kes tight end on palju siin draftis, selles mõttes, et need Stowersid, Raridonid, kõik mingi Michael Triik, kes lõpuks oli undrafted. Et atleet oli palju, Max Clare, me rääkisime enne temast. Nate Borkischer on sisuliselt fullback või fullback tight end, blocking tight end, jõhker loom küll, teise raundi lõpus. Et 2 aastat järjest on Jaguars pannud konsensusboardist täiesti vastu voolu ja see eks aeg näitab. No Emmanuel Bregon Oregonid kaard päästis natuke, sest nad said ta 3. raundis, kes osad kohati ja ennustati teda isegi esimesse raundi ja konsensuse koha pealt ja tundus nagu, et see on nagu hea pikk, aga kõik teised nimed siin olgem ausad ikka väga siuksed nagu jah, küsitava väärtusega, nagu kus kohast nad valiti, vaata nagu Albert Regis, D-Tackle Texas A&Mist, siis Jalen Husky, cornerback Marylandist ja siuksed nimed, et nagu ja see on nagu, kui siin üks siuke aasta veel või üks väga halb aasta see, kuradi Gladstone'i tagumikaluline väga tuline. See nagu jah, neil nagu eelmine aasta, mis nad võitsid 13 mängu või 12 mängu eelmine aasta, mis nad võitsid, et see annab neile selgelt seda ruumi, aga mulle tundub, et see oli pigem siuke Liam Cohen'i aasta kui uue management'i aasta. Pigem küll jah, aga jällegi who the fuck knows, võib-olla Nate Borkischer on järgmine George Kittle, who cares. Ja täpselt ongi, võib-olla rookie of the year, et see Bregnon lihtsalt on hästi huvitav, et tiim, kes vajas väga ründeliini abi, et mis iganes põhjusel Bregnon kukkus võrreldes sellega, mis arvati, kui ta on see mängija, kes ma arvan, et olla võib, siis see tiim on palju parem. Võtsid 7 pikki enne seda selle D-Tackli Texas A&Mist, nagu see on söge, nagu tõesti see vend on teie arust parem. No just täpselt,
me ei ole mingid geenius ikka, who knows, me oleme ka mingid idikad siin on ju. Me ei ole seal ruumis, aga see ongi nagu see, et noh, vaadates seda konsensusboard'i, siis tegelikult aastast aastasse konsensusboard on päris täppi pannud. Et noh, kõik need inimesed, kes teevad seda, nad ju ei tee seda nagu või noh. Jah, et nagu mingid rennerid ja suksed ei tee ju nullis seda, nad on ju skaudiks õppinud mingil määral nad ka. Nad saavad raha selle eest, nad saavad, noh, et see ongi nende töö, et nad teevad ju, ja noh, kuskil oli jutt ka, et kõik on mingid Lance Sirline'id ja Todd McShade, vaata, kes nagu selgelt Dan ja Jeremiah võiks, iga tiim võtaks Dan ja Jeremiah tööle või noh, mitte skaudiks isegi, vaid mingiks scouting koordinaatoriks või milleks iganes. Neil meeldib palju rohkem teha seda mugavamat tööd, et nad saavad kodus tiksuda ja seda kõike teha, et noh, see lihtsalt ongi, et see on päris töö. Ja kõigil on kogemus taga, aga lihtsalt jah, et see Jagsi ja Ninersi oma võib-olla suuremad, et võib-olla swingide mõttes, sest jah, me Vikingsist rääkisime, Caleb Banks, aga noh, Jake Golday, linebacker, tegelikult on huvitav mängija seal taga, aga jah, tõesti seal nagu siis jäi noh, Max Bredes on võib-olla tight end Michiganist oli nagu see huvitav Dominic Orange, kes ka inimestele meeldis. Aga ka Minnesota draft nagu vähemalt praegust seisuga noh, mitte ei jäta soovida, aga noh, kuidagi ei ole nii särav. Kui Caleb Banks on see, kes ta on olnud, siis on kõik unustatud. Ja noh, kui tight endides ka siis Marlon Claney võib ka ära mainida sellisesse Michigani oma, kes läks Texansisse, kui me eksi, jah, Texansisse teises raundis jah, puhas sakslane, et nagu sellises Saksa teiseks kõige kõrgem drafti pikku me eksi, et Bjorn Warner kes läks FSU Hall of Fame'i by the way. Nagu söge karjäär nagu. Ja ta on ju Saksamaal nagu see NFL-i nägu kommentaator jah. Neil on see Bromance'i podcast, mis iganes. Tema ja Suume teevad need NFL-i mänge põhikommentaatorid ka ja värgid, et nagu väga vinge karjääri teinud. Sakslastele ta ei meeldi too. Kõik sakslad, kellega ma olen rääkinud, et ta ei meeldi, neile ei meeldi, kuidas ta kommenteerib. Nagu kommentaatorina. Ja noh, ma ei tea, aga muidu ta iseenesest andis ju Berlin Tanterile seal 1 aastaga raha küll, et need 1 aasta üle elaksid, et nagu see panustab siia sisse küll, on ju. Et see oli nagu ja Soome poiss ei saanud draftitud, aga ta sai Minnesota Vikingsisse tryout'i, rookie minicampi invite'i ja ta oli 4. pikk CFL-i Global Draft'ist, et siis ta läheb arvatavasti CFL-i mängima, ma eeldan. Ja siis Euroopast ju Tampere Saintsi vana receiver sai Patriotsi minicampi invite'i, siis oli ta Surge'i või? Kurat ma ei mäleta, mis meeskonnast DLF-is ründeliini kutt mängis, ta sai nii Giantsi kui Chiefsi rookie minicampi invite'i, mis on nagu, sa saad lihtsalt tulla näitama 3 päevaks või kui kaua see kestab, on ju. Ja kes Ravens siis selleks veel? Minicampile. Minicamp. Diego Pavia. Jah, seal võime lõpetada, on ju. See ei ole minu meelest üldse küsimuski, et ta ei olnud draftitud, ju. Ei, see nagu, tema nagu see, või ma isegi ei tea, kas tal oli haipi, no okei, ta oli Heismani valimisel, selles mõttes nagu oli. Aga peale seda, kui voodid välja tulid, peale seda ta kaotas kõik haipi ju. Täiesti alla ja siis ta ise veel jaurab Mendoosast parem, sest ta kuskil mingis intervjuus ütles, et ta on Lamar Jacksonist parem, nüüd ta on Lamar Jacksoni waterboy. Aga lihtsalt jah, ma ei olnud varem märganud, ma kirjutasin sulle ka, sa ütlesid, et sa vist ikka oled, et ma ei ole märganud, sest ma läksin üks päev, võtsin Twitteri lahti pärast drafti. Ja siis oli, et Ravens sign quarterback, mingi täiesti tundmatu nimi, mitte isegi Pavia. Ravens sign mingi quarterback 3 aastat deal. Mis asja, et mingi Cooper Rush, tegelikult see on see undrafted free agent'i contract, mis noh, tehniliselt ei ole isegi 1 aastane deal, aga ma ei ole varem näinud, et neid 3 aastasena reportitakse. Ja see lihtsalt agent reporti vaatad on tavad näha, aga Pavia ju signis lepingu ka ju. Ta sai vist isegi garantiid midagi. Ja, et nagu ikkagi midagi on seal ja ka jah, see huvitav isiksus, aga jah, niimoodi NFL-i ma saan aru nagu Colin Kaepernicki peale seda kurdi ma pölvitame, sest sa ei saanud backup quarterback'i võtta, sa ei saa backup quarterback'i, Johnny Manziel ei saa su backup quarterback olla. Ja su backup quarterback ei saa olla nagu pealkiri kuskil ESPN-is vaata või midagi sellist. Me peaksime teadma, kes ta on, aga see on ka kõik. Jah, täpselt, et tegelikult lihtsalt naljaks Baltimori puhul on see, et nad eelmine aasta ju tegelikult tahtsid Shadouri draftida ja Sanders oli öelnud talle, et ei, et me ei lähe back-up'iks kuhugi. Et Ravens on nagu proovinud neid mingit svinge teha quarterbacki positsioonil just eriti, mis on nagu minu meelest on okei. Nagu peakski tegema mingi 3. päeval, nagu see oli see vana Backersi süsteem oligi, et 3. päeval võtta iga aasta üks quarterback, vaata mis saab, vaata. Et jah, lihtsalt see ongi võib-olla, ma ei tea, kui quarterbackides mul lihtsalt tuli pähe, et Anthony Richardson on ikka Indianapolises, et võib-olla mõni nimi veel, ma praegu otse pähe ei karga, et noh, et tüübid, kes arvati, et võivad liikuda, ei ole liikunud, et siin ilmselt mingid quarterbacki movement'i veel näeme ka, et siin võib päris huvitavaks minna järgmised paar nädalat. Ja knock on wood, vigastusi pole olnud ka veel, et küll ikka tulevad ükskord on ju.
et siin on ikkagi, siin nagu Kallas ütles ka neljas või 5. faas selles paganama vabagendi turul läheb edasi jälle, NFL ei maga kunagi, sest nüüd tulevad ju, nüüd hakkavad need OTA-d kõik pihta siin maikuus, siis mai lõpus, juuni alguses on need mandatory minicambid hakkavad pihta ja siis olemegi jaanipäeval ja siis on nagu NFL-isse paus korra. Jep, ja siis teeme suvepäevasid, jälgime mida Ülar teeb, jälgime mida Ott-Erik teeb, jälgime mida Tartu Titans teeb, tulge trennidesse igale poole, sinna Haapsallu, Rakvere, Tallinnasse Flagi ja Tartusse Ameerika jalgpalli ja minge Potsdami ka trenni, kui sobite sinna. Jah, proovige. Ülarile mesti seal. Jah, ei, praegu vist meil täna, no me räägime nendest kõikidest draftidest, et kui me teie tiimi juures ei peatunud, ma ei tea, Saintsi juures võib-olla ei peatunud ja siuksed tiimid, et me jõuame sinna ilmselgelt ja me ootame teid kõiki podcasti ka siin suve jooksul ja kui varem ja kui on ideid kõiki suvepäeval. Jah. Et kui on mingid ideid, mis te tahate kuulada, meil on paar tükki, kusjuures juba meile kirjutatud, et mida võiks teha suvel, siis me teeme neid ka, et vaatame, kuidas saab, mis NFL-ist on piisavalt rääkida. Jep. Ja kuulaja küsimusi võtame alati vastu. Alati. Täpselt. Aga praeguseks siis vist kõik. Ilmad hakkavad aina kevadisemaks minema, et lähme jalutame veidi õues ka ringi. Ülaril on seal kõvasti tegemist omal kohal, kus ta on ja järgmine nädal saate siis Euroopat kuulda ja saate kuulda, kuidas meil seal Soome turniiril läheb ja võtame ühel hetkel ka Tartu Titansi hooaja preview ette. Jah, point, selle peab ka ära tegema, jah. Jep, nädalal. Jah, et see saab pinga olema, et meil on palju asju tulemas siin maikuus. Maikuu on päris korralik, jah. See on mingi, jah. Ja sai väikse saba pilti ka. Saad väikse ära käia, Ma lootsin, et ta juba vaatab ka korraga. Nüüd kuks laualt alla. Okei, suurepärane. On ikka raske. Jep, raske tuleb. Aga jah, kuulge, aitäh kuulamast ja peatse kohtumiseni. Nagu ikka, Dynasty draft oli ka ära just päris okei. Ülar tegi kurat häid lükkeid. Mul on üks pikk veel tegemata. Ma treidisin seda 5. pikki ära. Ma ei taha seda enam. Võta mingi naljakas, kas Drew Aller läks kuskile, võta tema. Kuule, ära hakka nüüd spoilima siin, õnneks see episood ei tule välja selle enne veel õnneks, aga jah, midagi sellist võiks teha küll. Tavai. Aga jah, kuulge, peatse kohtumiseni ja aitäh kuulamast ja tšau. Tšau.